Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele. Ahoi, head võrkpallisõbrad, nii nagu siin eelreklaamis lubatud sai, siis kohe-kohe hakkame pulkadeks lahti võtma siis pühapäevaseid karikamänge. 3 tükki neid siis Unibet Arenal peeti ja järelvõnkeid on ikkagi tegelikult päris palju. Ja meil juba esimene tehniline probleem, aga Martin lahendas selle. Martin, ütle tere ka. Tere kõigile. Mis see probleem oli? Ei kuulnud sind väga hästi klappidesse. Vaat see oli suur probleem. Niimoodi. Ja siis meil on põnev saatekülaline Laura Rogenbaum. Tere, Laura. Tere ka minu poolt. Et Laura siis, see ei ole vist enam saladus, et läheb siis Tševi tööle. Ehk siis Euroopa alaliitu on siis nagu meie mees seal, hakkab meile siis kindlasti sootsaid otsuseid ka tegema, aga sellest kõigest me räägime siis saate teises pooles, aga alustame siis karikamängudest ja üks meie siis saatejuht kenasti siis oli karika finaalis kohal platsil ja aga seekord ta saatesse, ma ei saanudki aru, kas ta vist ei jõua või jõua Martin või kuidas teil jutt jäi? No ma ei tea, vaatame, äkki jõuab ikkagi kuidagi. Et mäng oli kõva ikkagi 5 geimi, et teda ei ole, aga sellest Martin ma tahan kiita, et ta sai eriülesande meilt ja põhimõtteliselt ma saan aru, et sa oled vist öö läbi üleval, sa läksid järelpeole, kommenteerisid seal veel pidu ja nüüd tulid otse siia, et küsiks, et otse, et mis tunne on? Ei, no see on lausvale, mida Märt Roosna hetkel teeb, eks ikka pikk päev saalis võtabki hääle natukene ära. Aga ei, ikka pärast sai natukene menetletud ka ja oli põnev õhtupoolik. Nii. Ja siis ma ei tea, mis me siis me tahaks kiita ka kõigepealt ja siia nurka sobib ära, et ma olen ilusti juba pannud siin kaela. Pärnu fänne tahaks kiita, et tõesti jõulud on selline andmise aeg ja kenasti siis tulid Unibet Arenas delegatsioon, ma saan aru, tuli Martini juurde ja kuidas see täpselt oli? Tulid eestvedajad minu juurde, surusid kätt kenasti, kallistasid kenasti ja ütlesid, et teeme toredat asja ja sellele võrkpallisahistaja triole, et on Pärnu fännklubi poolt siis väike jõulukingitus pakike kõigile. Ja saime toredad pakikesed ja esimese hooga vist keegi kohe lahti ei teinud ja siis pärast hakkasime vaatama. Ja kõige ehedam muidugi oli siis vist ütleks, et Marti reaktsioon, kes siis pärast valusat kaostust, ma saan aru, bussis tagasi sõites mõtles, et ta natuke siis teeb suu magusaks või midagi, et tuju paremaks ja tegi koti lahti ja sealt vastas vastu siis Pärnu võrkpalliklubi fänni Sall. No talvel ikka Sall kulub marjaks ära. Ma arvan, et seal tartlased seal panid selle põlema või mida. Ei, ma ei usu, et nii hull see asi on. Aga meie küll täname ja ma võtsin ka nagu snitti, et mul on ka teile kingitus. Et see on selline piparkoogi kuuseke, palun Laura. Aitäh, väga ilusate kaunistustega. Jaa, palun. Aitäh, kingitusi on alati tore saada. Nii. Aga nüüd siis läheme tõesti ilma pikema jututa edasi. Rubriik sissejuhataks kohe üks terav küsimus. Ma mõtlesin tükk aega, et mul ei olegi seda teravat küsimust, aga elu ise pakkus, eilne mäng pakkus selle terava küsimuse ja no saate külaline Laura, teda ma nagu säästaks nagu sellistest intrigeerivatest asjast siin kohe, et eriti ta peab oma mainet hoidma, kui ta läheb ka Luksemburgi. Aga Martini maine seda ei olegi. Sellega võime riskida. Martin, küsin nii. Kas eile, me lindistame siin esmaspäeva õhtul, eile meeste karikafinaal, kas ta lõppes õigel ajal või oleks pidanud tegelikult mäng edasi minema? Sest ei tea. Matšpall. Tead, ma olen seda videot näinud. Ma olen seda ka kerinud nüüd igat pidi. Ja ma ei ole kindel, et see oli Tristan Täht, kes oli tennis, vaid see võis vabalt olla ka Jack Williams sõlaga alt võrgus. Ta lendab sinna võrgu suunas päris korralikult sisse. Selle kaadri järgi mina 100% otsust vastu võtta ei julgeks. No nüüd on tõesti kahju, et Marti meiega praegu siin ei ole, eks me saame pärast rääkida. Laura, kas sina oled seda viimast palli selle pilguga vaadanud, et hiljem siis see otsakaameras tehtud videopilt nagu näitas, et kui Tristan Täht oli pannud Williamsile selle ühese ploki ära, mis mängusaatuse otsustas, siis ta liikus ise ääre poole edasi ja just nagu läks vastu antenni. Ja mina ütleks, et läkski.
mina olen seda vaadanud küll, aga tead, ma ütlen, et see võis olla nii millimeetrite küsimus ja võitjate üle kohut ei mõisteta, et kui kohtunikud nii ütlesid, siis ma arvan, et nii on aus ka. Jaa, Lauraga 100% nõus. Muideks, eile Tristanilt õhtul küsisin, kas oli ta tennis ja ta oli täiesti kindel, et ta ei olnud, jah. Isegi õhtul oli ta täitsa kindel, et ei olnud ta. Mina kirjutasin näiteks Rainer Vassiljeviga ja tema ütles, et ta oli ikkagi reageeris sellele videole ja ta oli üllatunud, ta nagu ei teadnud seda ja temal nagu ei tekkinud, ta nagu tundus, et ta on nõus selle versiooniga, et oli. Aga samas ma ütlesin ka talle, et see ongi esiteks võrkpall, see pole sugugi esiteks teie probleem ja täpselt samamoodi oli ju kaheldava otsusega lõppes Tartu ja Pärnu sügisene liigamäng, kui me meenutame. Täpselt samamoodi ilmselt oli seal mingi plokipuude. Ja midagi vist oli, jah, ei mäletagi. Et see käib asja juurde ja see on, ütleme, hea jutupunkt, aga see ei vähenda kuidagi nende võidu väärtust ja Pärnu seda võitu ka vääris. Ja läheme nüüd natuke siis, lähemegi teema number siis 3, aga ütleme siis, et tänane põhiteema, võrkpalli õhtu, siis pühapäeval, Unibet Arena, suur saal, rahvas siis ametlikel andmetel siis oli naiste finaali ajal 1100 ja ma saan aru, et meeste finaali ajal oli selline 1800 käis selline number läbi. Et Laura, sina olid ka seal kohal, et kõigepealt lihtsalt, mis emotsioonid, millise emotsiooni sa said sealt? Jaa, olin küll kohal, küll seda esimest mängu vaatasin veebist, aga 2 mängu koha pealt ja loomulikult on Unibet Arena äge, annab natukene seda olnud EM-i vaibi ka uuesti, aga võib-olla see suur saal veidi tekitab sellise tunde, et ma ei tea, löögid on kuidagi nõrgemad või kuidagi pehmemad, eriti kui kuskil kaugemal istuda, et ma ise istusin veidi kõrgemal, aga üldiselt äge ja vaatasin ka selliseid väikseid detaile, millest siin Vassiljev eelmine kord rääkis, et pallid kõrgele lae alla vastu võtud, kui on tugevad servid, et ma arvan, et mängijad kasutasid seda päris hästi ära. Martin, sinu kommentaar? Väga äge võrkpallipäev oli eile, selle üle me ei vaidle ilmselt keegi. Minule meeldiks see mõte, et see olekski traditsioon, et see enne jõule on seal Unibet Arenal alati. Pakiks ta veel rohkem täis ja oleks veel vägevam. Et mina nautisin küll igat seda hetke seal eile saalis. Natuke võib-olla jäi veel see tunne, et võiks veel rohkem olla rahvast, et sellist täismaja tunnet nagu tahaks, mis muidugi Unibet Arenal oleks ilmselt võib-olla kohe palju tahta, aga igal juhul äge, ma arvan, et see 1800 inimest on päris korralik number ka. Ma ei mäleta, kes eile täpselt seda ütles, vestlesin selle erinevate inimestega, aga just niimoodi, et see sama 1800 või mis iganes see rahvulk, et pane ükskõik mis teise saali, eks ju, siis tekiks niisugune, Martin näitab enda peale, Martiniga ka vestlesin, et see oleks kohe nagu täismaja efekt, et Unibetis võib-olla jah, et ta ei olnud, aga samas ma vaatasin juba seal naiste finaalil, natuke oli see kõhklus, et kas naiste finaal nüüd toob piisavalt inimesi, tegelikult oli täitsa soliidne publik mõlemal pool, et ei jäänud sellist muljet, et kuidagi midagi oleks kehvasti, et väga äge, naised ka said sellise publikas mängida. Ja mina kaartsin kõige rohkem tegelikult seda hommikust mängu üldse. No sinna me Lauraga kumbki ei jõudnud vist. Kas sinna tuleb inimesi ja ka seal publiku number üle 400 tegelikult, mis on esiliiga kohtu super tegelikult ju. Ma mäletan, et siis, kui see võrkpall 100 üritus oli, siis oli Unibet pandud nagu teistpidi pooleks, et see nagu tekitas natuke rohkem seda täismaja efekti. Aga siis oli ka umbes see 2000 number või midagi sellist nagu mäletaks. Natuke vähem vist oli. Natuke vähem nagu praegu siis umbes. Alati rohkem inimesi, kui on pidu ka pärast, et võib-olla seetõttu siis jäi natukene sel korral vähemaks. Oota, aga me kuulisime, et ikka mingi pidu oli siin, Martin ju rääkis. Ei olnud pidu. Nagu see oli kerge analüüs, jah. Asjad analüüs. Ja analüüsime kohe, me seda asju hakkame. No natuke ma analüüsin kodus, et lihtsalt mingit pilti luua karikasarjast ja et võtta siis kindel lõik, võtsin siis karikasari sel sajandil. Meeste hulgas siis on Pärnu võitnud 10 karikat, Tallinna Selver ja siis liitsin sinna juurde ka siis ta eelkäija Audentese 7 karikat, Tartu võistkonnad 6 karikat, Saaremaa 2 ja TTÜ on võitnud 1 karika. Ja naiste pilt
on natuke, ütleme, kirjum ja isegi ma ütleks segasem. Et äkki Laura, sa oskad aidata, et kas nüüd alguses seal hakkas neid võistkond tulema, iga aasta võideti see erineva nime alla, ma saan aru, et ikkagi see Viimsi, Kartiini, siis põhimõtteliselt Peda, kõik need variatsioonid, et see on ikkagi üks sama võistkond. No praktiliselt ta nii-öelda juured on kõik jah, Peda, Tallinna Ülikool. Aga ja siis tema õigusjärglane oli siis GMP Olümpik? GMP jah, kuulus ka nii-öelda sinna samamoodi Viimsi sats, siis oli Milstrand vahepeal. Just Milstrand jah, ja Kartiini ja kurat, neid nimes oli palju. Ühesõnaga siis, see oli see, mida siis Igor Pihela nagu suuresti vedas või? Ja tema algatatud oli küll see Milstrand ja Viimsi ja see. Et siis neil on 9 karikat kirjas, TalTech ja siis varasema nimega TTÜ 6 karikat, Viljandi Metall 3, Tartu 3, Kohila 2, Rae 2, nüüd said oma teise kätte ja Pärnul naistes siis kõigest 1 karikat. Et selline on siis see karikate jaotus. Nii, aga tuleme nüüd tagasi ikkagi võib-olla sinna, kus me jutt nagu lõppes meeste matšpall ja kus me siis leidsime, et see võis olla nii, võis olla naa, et täpselt ei saagi aru. Aga minu arust isegi huvitavam on see, huvitavam kui see, et kas see nüüd oli või olnud, oli see, et miks Tartu ei võtnud siis challenge'it, kuigi neil oli võtta. Mina küsisin peale mängu Alar Rikbergi käest, miks challenge'it ei võtnud ja Alari vastus oli, ma nüüd sõna-sõnalt täpselt ei mäleta, aga et talle ei meeldi matšpallidel võtta, et rikkuda seda vastaste võidu emotsiooni või enda võidu emotsiooni ära siis. Et ma küll ütlesin talle, et kogu maailmas kõik teevad seda, aga Alar jäi endale kindlaks, et talle seda teha ei meeldi. Et põhimõtteliselt Alar Rikberg oli siis nii rüütellik, et ta ei tahtnud nagu seda. Kusjuures ma vaatasin isegi selle pilguga üle selle matšpalli, kõik need emotsioonid, asjad ja ma saan sellest 100% aru. Aga ma siinkohal võtaks endale vabaduse ja julguse ja arvestades, et ma olen siin ikkagi Tartus 200 kilomeetri kaugusel ja väga tihti seal ei käi. Et minu arust Alar Rikberg käitus ikkagi valesti ja minu arust, ma ei tea, kas ma julgen seda öelda niimoodi, aga isegi natuke nagu ebaprofessionaalselt, sest nii tehakse. Kui sul on kahtlus, sul on challenge, võetakse challenge. Mina nagu mõtlen seda, et võrkpallifännina, kui need on nagu sellised lihtsalt võtmise pärast võetud challenge'id, siis ma olen täiesti nõus, see nagu rikub täiega seda mängu lõpu vaibi, seda võidu emotsiooni, aga kui ta vähegi midagi nägi, siis on täiesti huvitav, aga võib-olla ta siis tol hetkel ise ka ei uskunud enam selles. Võib-olla tõesti ta ei uskunud, pärast loo natuke ilusamaks ka veel. Ja ta ütles seda ka, et Williams lõi seda palli nii madalalt, et seal Tross võis ka selle kõik liikuma lüüa, et seal võis seega olla, et ta tõesti ei olnudki kindel seal, et võtta. Okei. Igatahes selline väga huvitav lugu, et oli seal mingid kahtlused, me istusime seal siis otsa peal ja Mihkel Sagar kohe nagu reageeris sellele ja siis meil tükk aeg oli see arusaamatus, et miks siis ei proovita, miks ei võeta ja ka Rainer Vassiljev ütles, et arvas, et Alar võtab challenge'i, et ja ta ütles põhimõtteliselt, et ise ta sellise olukorra saaks võtnud. Mis on ka loogiline, mis on nagu mida üldiselt, see on tavaline praktika. Et ma ei tea, et kui oleks nüüd selline, ma ei tea, üleüldine tava või mingi kirjutamata reegel, et matšpall tõesti ei võeta. Ei, see kaob selle challenge'i mõtte ära ja võib-olla tuleb vale otsusega. Ei, selles suhtes ta ei kao, et teistes punktides, et nagu lihtsalt, et seda emotsiooni säilitada. Aga ma ei kujuta ette. Kirjutame reeglitesse, et esimene ja viimane punkt ei tohi võtta. Esimene võib. Esimene võib. Ei, sa ei kirjuta reeglitesse, aga see on lihtsalt selline... Et me ei alusta mängu seisakuga. Kirjutamata reegel. Aga kuidas seda jõustada? Ei, seda ei jõustagi. Ma ei tea, ma võib-olla varsti saan CV-s mingid reeglid kirjutama hakata. Aga sa tee märkmeid, siin häid mõtteid tuleb. Panen kõik mõtted kirja. Nii, mis meil veel on rääkida, siis kui meestest juba rääkisime, et Martin, sina kommenteerisid, et ma annan sulle siis sõna, et mis me siis räägime, 2 esimest geimi eesnimega Daniel Pita lööb jälle taaskord kõik ära ja pärast teist geimi ei saa enam hakkama, kas oli 20-4 pärast teist geimi äkki või. Et tema ei pea ikka endiselt veel vastu üle 2 geimi, et kui ta peaks pikemalt neid mänge veel vastu, siis ma arvan, et oleks Pärnu veel tugevam. Ma mõtlesin, et sa ütled, et siis ta ei mängiks siin.
Seda ka, ilmselt küll, seda ka. Aga mäng oli põnev. See, mis 3. game'is juhtus, see on, ma ei oskagi väga nagu head seletust leida, seal pandi kohe ajama ja 25-10 siis Tartule, kes oli 2 esimest game'i kaotanud. Seal pandi kohe ajama ja saadi kätte see ilusti Tartu poolt. 4. game mulle korra tundus, et Tartu tahab ise pakkuda Pärnule seda mänguvõitu juba 4. game'is. Pärnu oli oma rünnakul 4. game'i lõpus hädas ja Tartu vastas kas 3 või 4 servi viga järjest servi viga oli, jah. Et pane mängu, nad eksivad ise seal rünnakul ära põhimõtteliselt, aga tehti servi vead, et seal mul küll korra tundus, et Pärnu kui sai juba järgi, et siis et vist on isegi 3-1 see mäng tehtud, aga Tartu selle võitis ja saime ikkagi selle maiuspala ja 5 game'i ja 5. siis pehmeks natukene võib-olla jäid tartlased, nagu ka peatreener neil ütles. Laura, kuidas mängu vastas sinu mängueelsete lootustele? No väga põnev oli, et ma ise ka enne mängu ennustusin, et see 3-2 Pärnule võiks minna, aga ma vaatasin pärast seda, et Pärnu mängis nagu võistkondlikumalt võib-olla, et kui Pärnul oli 5 meest, olid seal üle 10 punkti toonud. Jah, Piita tegi küll esimesed 2 game'i väga head mängu, aga lõppkokkuvõttes kas siis 5 meest või 3 meest, kes seal niivalda suuremalt säravad, et ma arvan, et see ka võib-olla üks võti 5 game'ilises mängus. Ja Alar Rikberg siis tõi välja, et tema sõnul siis mäng algas niimoodi, et ei olnud nurgaründajaid ja tõepoolest ka mina panin tähele, et Martti Juhkami, kes just tegi ju väga hea mängu Eurosarjas, ta ju esimene game oli täitsa kuival, 4 tõsteti, ühtegi ei läinud ära ja esimene punkt siis tuli teise game'i seal 10-10 seisma peaaegu keskel. Ja me seal arutasime, istusin seal Anno Pevkuri ja kellega seal arutasime seal, et miks ta saab nii vähe tõsteid, et kas tal on midagi viga, mida me ei tea või miks ta on nagu täiesti mängust väljas ja teda ei tooda ka nagu sisse. Ja ka Stefan Kaibaldil oli alguses raske ja siis Jack Williams tassis. Ja pärast siis need mehed kosusid, tulid kenasti mängu tagasi, et kui vaadata seda mänguprotokolli, siis ju Martil lõpuks on ju pluss 8, et mitte midagi ei ole viga, 16 punkti pluss 8, aga see mängu algus jah, oli siis sedasi. Ja ta sai esimene game 4 tõstet ja teises vist sai mingi ka kas 5 äkki või 4. Ja siis ta juba hakkas ära lööma ja siis me täpselt samamoodi kaaskommentaatori Taavi Nõmmistuga arutasime seal, et huvitav, et ta võiks olla ju rünnaku liider, et ma vist isegi ütlesin lause, et kui Tartu võita tahab, siis nad peavad hakkama Juhkamile tõstma. Ja kuidagi minust tavapäratult palju Kaibald võib-olla eksis ka, et tal vist ka statistikas see pluss-miinus oli pigem sellise... No ma ütlengi, et see mängu keskmine, mängu lõpus, okei, tal lõpuks on pluss 2, aga seal vahepeal need numbrid olid ikkagi väga sedasi, et lõpus mingi moment hakkas Kaibalt täpselt seda tegema, blokist outi, ilusti, nii nagu ta teeb. Aga mängu alguses jah, seda nagu ei tulnud ja oligi see jumal tänatud, neil oli see Jack Williams väga hea soos, et kes neid tassis. Jah, 43-st 22, 51% väga okei. Ja Pärnu oli kuidagi see vastu nagu kuidagi meeskondlikult nagu, oli valmis nagu sedasi. Ja see minu kõige suurem kartus, et Pärnu nurgaründajad kas veavad välja, siis ei realiseerinud ja olid väga tublid mõlemad. Taavet Lepik tundub, et hakkab ennast heasse hoogu saama ja Tristan Täht ka väga julgelt võttis ka selliseid riskantseid lahendusi, mis edu tõid tegelikult. Jah. No kuigi, eks ju kokkuvõttes, kui vaadata see numbrid jälle, siis need ei ole nagu midagi nüüd nii erilist. Tristanil siis lõpuks 13 punkti küll, aga siis efektiivsus või kasutegur on 0. Samas, kas ta ei lõpetanud ära mitte nii 4. kui ka 5. game'i nagunii ja ka 4. game'i? 4. ikka võitis Tartu. Siis tähendab... Esimese, sa mõtle äkki? Või teise? Üks kahest. Nojah, ühesõnaga oli pikk õhtu. Aga igal juhul jah, et Tristanil oli neid võitusi ise endaga, tuli eksimusi, aga siis ta tuli jälle ilusti tagasi ja lõpuks oli tema, kes pani selle bloki ja kes nii-öelda viis karika koju, et Tristani parest kindlasti on siin meil kõigil hea meel. Aga keda me peame kiitma endiselt, Sten Berillus. Suur musta töö tegi ja kui palju saab endiselt neid häid puuteid blokis. 4 blokki ka veel punktiks ja 13 punkti pluss 12
nagu väga hästi. Päris hirmus mäng, jah, ma vaatan ka, et 16 rünnakut, 8 maha ja aga ühtegi viga mitte ühtegi viga, mitte ühtegi plokki. Ma ise nägin Sten Berillust esimest korda nii-öelda laivis mängimas ja jättis väga sümpaatse mulje ja korralik siuke showmees on ka, et annab, ma arvan, publikule ka juurde oma sellise emotsionaalsusega. Ja. Laura, sa võib-olla oled selline ikkagi ütleme kõrgemates ringkondas käiv inimene, sa oskad nagu paremini selgitada meile. Ei, tegelikult ilma naljata, Laura on ju meil endine siis Paraolümpiakomitee spordidirektor. Et kui siin üks podcast oli, kes alati alustas sellega, et kes on direktor, me pole siiamaani saanud seda rääkida, meil pole ühtegi direktorit, me kõik lihtne tegijad. Aga mida tähendas nüüd see Berilluse see väljend või see, mis ta tegi, et kui ta sai punkti ja siis ta keerutas siin nagu mingit asja? Ei, ta ei keeruta. Ta ahmib sisse pannkooke. Mina arvasin kogu aeg, et see on... Aga sa küsisid? Muidugi, õhtul küsisin. Ma arvasin, et ta nagu hommikusöök puder, vaata. Aga tegelikult see on tal tulnud... Oota, ma räägin loo ära. Et see tuli Horvaatiast tal. Horvaatias mängides siis võistkonna peatreener, kui mõni mängija sai isikliku kontole 5 plokipunkti, viis nad pannkooke oma kulul sööma. Ja see ongi siis nagu... Plokipunkt on siis pannkoogi söömine tal. Kuigi ma nagu ei arva, et pannkooki peaks lusikaga niimoodi sööma. See on ikkagi puder pigem. See keeratakse rulli minu arust. Keeratakse rulli, võtad kätte ja siis sööd. Direktor siin oleks arvanud, et see on rohkem mingi kalapüüdmise värk, et kui iga plokk on just kui nagu mingi catch, aga kui pannkoogid, siis pannkoogid. Ja, muide täna Gunnar Lehest oli artikli ka välja lasknud sellest... eilsest finaalist, siis seal ka Berilluselt temagi küsis seda, nii et see on Delfi artiklis ka. Kurat, nüüd ma jäin vahele sellega, et mul on see viimane materjal läbi töötamata. Aga see on alles trükisoe ka, ma ootan, ta jahtub. Yeah. Nii, mis me veel tahame rääkida meeste finaalist, lisaks sellele, et Berillus tegi ägedaid asju ja ütleme, pani rääkima endast? No 2 võrdse vastasseis ta on. Ma mäletan, et eelmises saates meil üks saatejuht ütles, et 53-47% äkki või, et Pärnule. See oli sina või? Et kas see võis nii olla? Teeme siin selle shoutout'i ära, et me tegime ka ennustuse ja Martin ütles, et Pärnu võidab 3-2. Ütles ka, et võidab Rae spordikool Viaston ja et võidab Tallinna Ülikool. Seal nagu ühe game'iga sa panid mööda, aga põhimõtteliselt puhas vuuk. Ja ma saan aru, Laura, et sinul ka see ennustamine on käpas? Jah, me sõpradega tegime ka sellise enne igat mängu, ütsime kõva häälega välja ja panin seekord kõik täitsa skoorid ka õigesti. Kahjuks seal Martini portaalis ei õnnestunud enne ühtegi klikki teha, et võib-olla oleks hästi läinud. Võib-olla Martin ikkagi nagu aumehena maksab välja. Oma taskust. Ikka. Kui sa tahtsid panna, no ikka maksame välja. Kulbet on lihtsalt nii tore ettevõte. Mina pean ütlema, et minul läks muidugi kõik panused läksid mööda, kõik oletused läksid mööda, et ma alustasin mängu, ma eelmine podcast ma kuulasin tähelepanelikult, mida targad inimesed räägivad. Ja esiteks räägiti seda, et Unibet Arena on selline, keegi pole seal mänginud, keegi ei saa seal treenida, et see on X-faktor. Ja teiseks rääkisime ju Pitast kõvasti, et Pital läheb aega mingite asjadega, ta ei pruugi nagu, ütleme, hakkama saada uute asjadega. Ja minu teooria siis oli see, et Pita ei suuda nagu kohaneda. Ja kõik oli rajatud sellele, Pita muidugi see esimese poole game'iga tõi 5 punkti. Ma küll üritasin Pevkurit veenda, et ta päris kohanenud veel ei ole. Ja ma ütleme ka Hanno Pevkuri ennustused läksid paremini. Tema küll ennustas Pärnu võitu 3-1. Aha. Aga midagi seal läks tal ussi. Minu arust hullud head blokkkaitset mängiti või hästi selliseid efektseid kaitsepalle oli Paes, seal tõi palju mingeid neid blokk-touche, tõi isegi väljaspoolt ära, ma ei tea, rinnaga üles mängitud tugevaid lööke, et sellist nagu tõeliselt... Võrkpalli sellist mõnusat, kus seda sama laekõrgus kasutati ära. Mul on meeles see, kuidas mingi, kas see oli rünnaku või mingi plokist tulev pall või igastades Lepik enam-vähem Robinsonadiga hüppas seal tagajoonel ja perfektselt suutis veel tõsta kas Tristanile või kes see veel ära lõi. Ei, kvaliteeti oli mängus küll ja veel ja oli tõesti väga äge mäng. Selliseid mänge on lausa lust kommenteerida ka, et ei ole seda olukorda, kus sa pead mõtlema, kuidas sa mängu põnevaks räägid, see mäng on ise põnev juba. Jah.
ja siis paar asja, mis mulle veel jäid ilusti meelde, oli ootamatu oli see Swansea rünnak tagant liinist. 6 pealt, jah. Nii kahju, et see ebaõnnestus, see nagu, see oleks olnud siuke täppiil sellele mängule. Ja teine asi, mis mulle panin tähele, et oli naabri Mart, keda, ma mäletan sellest ajast saati, kui ta tuli siia liigasse, ta ju alustas võrkpalli hilja, ta oli selline pikk kõrendik kohutava koordinatsiooniga alguses vähemalt, ma arvan, et see ei liialda. Ja nüüd mees seal kuradi nukkidega tõstab, selja taha söödud asjad, et täitsa nagu ikkagi tehniliselt nagu sellises vanuses veel juurde pannud. Ja 5 plokipunkti. Ja 5 plokipunkti. Kõige rohkem blokke. Et kui mängust... 4 esimest Tartu blokke olid Mardi omad. Et kui mängust veel rääkida, et siis 2 geimi läks Pärnul ära, siis oligi see hirm, et tuleb 3-0, et oleks natuke kahju olnud, kõik 3 finaali oleks lõppenud siis 3-0-iga, aga siis just, et see kolmanda geimi algus see suuresti oligi, Mardi blokita, see oli vist 3-4 blokki järjest. Ja siis vist oli ka Martil oli Juhkamil siis häid serve oli seal, et mis nad tegid suure vahe sisse? No Juhkami sai 23 korda servida ka, mis on päris suur number. Kõige rohkem siis koos, Williams ka, 23. Ja siis vaid 2 viga ja 2 ässa, ideaalne servipäev tegelikult. Üks asi, mis mulle veel väga sümpaatne oli Alari Saare tegutsemine. Ta oli hästi selline häälekas, teda oli sinna lae alla ka kuulda, kuidas ta oma võistkonda kogu aeg juhendab kõik puuted, mida tohib puutuda, mida ei tohi, kes kus mängima peab, et väga selline sümpaatne mäng oli. Aga ma tahtsingi küsida teilt mõlemalt, et kas te oskaksite välja tuua, et Pärnu mängijad või võtta ka laiemalt kogu meeskond, et kelle üle personaalselt te kõige rohkem heameelt tundsite? Et tema sai selle karika emotsiooni? Oi jumal, see on raske küsimus. Tegelikult mul on Taavet Lepiku üle väga hea meel. Et tagasi Pärnus mängis ennast algkoosseisu siin esimeses siis öelda hooaja pooles ikkagi. Selles me üldse ei rääkinud, et tegelikult see oli vist väike üllatus või? Et Uuskari asemel tuli Taavet Lepik. Ei, ta on viimased mängud juba olnud, sest et Uuskari oli siin haigusega ka väljas, et terve pere, ma tean, oli seal haige. Et meil lapsed käivad ühes rühmas ja siis mu laps kogu aeg küsib, et kus Uuskari laps oli. Et nad on parimad sõbrad seal. Okay. Minu jaoks oli ka veidi üllatus, et ma küll neid viimaseid kõiki mänge pole näinud, aga arvasin, et Uuskari alustab ja Lepik tegi väga sümpaatse mängu, väga hea meel, et ta on oma vigastustest niivõrd-kuivõrd välja tulnud, et see oli ka esimene minu mõte, et tema üle oli hea meel. Ja mida ma enne mainisin, et ka selle Tristan Tähe puhul, et eelmine aasta me ikkagi olime sunnitud siis ka kriitilisemaid nooli nagu sinna esitama, eelmine hooaeg siis pärast seda läbimurde hooaega tuli natuke tagasihoidlikum hooaeg, et nüüd ta seal Pärnus teeb jälle häid mänge. Minu arust te annate kogu aeg Tristanile siin hagu alla selle eelmise hooaja eest, aga kujutate ette, tüüp oli ju kaitseväes. Mis ettevalmistuse või mis koormuse, mis selle teistsuguse süsteemi pealt ta tegelikult hooajale tuli, see on ju kas sa sead kahtluse alla Eesti kaitseväe? Ei, absoluutselt mitte. Mu elukaaslane on üks, kes neid sinna komisjoni valib ja ma... Kuulata, mis ta siis võrkpallurid välja ei viska, välja ei praagi? Jah, seda kahjuks Eesti riigis teha ei saa, aga ma arvan, et see kindlasti mõjutas ta hooaega, et hea meel, et ta jälle nagu särab. Ei, see on väga asjalik point välja toodud, loomulikult see mõjutab ettevalmistust ja kõik see. Nii, meeste finaal, on siin midagi veel öelda? Ma võtan korra selle, ma ei teagi, kuhu mul on see. Nii, kas on veel midagi, mida me ei ole rääkinud? Ega vist ei ole liberote duelli, siis ma ütlen ka, et seekord ikkagi Alari Saar oli parem. Mulle tundus, et ei tundunud, vaid ka numbrid näitavad seda, et eriti oli hädas Vahter planeeriva serviga. Et see sõrmedesse servimine sinna, et tuli väga palju nagu halbasi vastu võtta ja lasi ässasi lüüa endale sinna, et aga kas sellist asja panite tähele, et siin Anno Pevkuril siis mängu ajal oli selline teooria, et ühel pool ongi see vastu võtta keerulisem, kuna seal oli see must taust ja teisel pool oli tribüün.
kas panid... Jaa, Hanno ka mulle naiste mängu ajal ütles seda, et see mõjutab kuidagi, ma ei tea, ma ei ole ise mänginud seal niimoodi, et ta võib-olla mõjutab, et see on see lõputu must auk seal taga niimoodi, et see võib-olla ei tunneta seda platsi ja palli võib-olla nii hästi, aga ma arvan, et tegemist on nii professionaalsete mängijatega, et küll nad hakkama saavad. Nii, aga läheme siis naiste juurde. Naiste finaal siis Rae spordikool Viiaston ja Viimsi Tallinna Ülikool ja 3-0 game'id 25-10, 25-17, 25-22. Et ootuspärane vist. Jah, ootuspärane natukene lootsin, et saab Viimsi siis Tallinna Ülikool paremini vastu, aga siin oli tasemevahe endiselt ikkagi veel sees ja kui kolmandas game'is korra tundus, et kas võib midagi näpistada, siis seal vist oli üks olukord, kus kohtunik vilistas ploki puute, aga tegelikult seda ei olnud. Ja seda ei saanud challenge seda ei saa challenge-ida ka, jah. Aga no mis teha, kohtunik võttis väga kindlalt selle otsuse vastu ja nagu väga laadaks ei läinud ka, et seal vaidluste asjadega, et natuke küsiti, aga midagi hullu mitte. Eks naised on üldiselt üsna viisakad ka, et võib-olla korra küsivad, aga rohkem midagi. Nii, Laura, sina, kas oli mingi variant või mingi asi, millega Viimsi oleks võinud mängu rohkem sisse tulla või ikkagi see jõudude vahekord on lihtsalt see koosseisuga piisavalt paigas, et ma küll arvasin, et see mäng lõpeb 3-0 Raele, aga ma ise lootsin, et võib-olla esimeses game'is, et kui Viimsi ja neil ka noored mängijad seal suudavad sellise kõvema serviga peale tulla, et äkki see veidi lööb nii-öelda Rael võib-olla jala värisema, aga ei, et seal ikkagi nii kogenud mängijad kõik ja kohe oli näha, et esimesest punktist alates 100% keskendunud ja juba kui see seis seal oli 7-0, siis ma ei tea, minule tundus küll kohe, et Viimsi võistkond väristas veidi rohkem, seal noored tundusid nii hirmul, üks tütarlaps seal isegi servides koperdas oma jala otsa, et võib-olla see ongi see tarafleks, suur saal, publik, kõik see lagi, kõik asjad kokku, et vahe oli ikka väga suur, jah. Ja vahe on ka selles, et ühest küljest Rael on need kogenud mängijad ja teisalt ka need nooremad mängijad siis on ju saanud seal euromängud alla, nad on publiku ees juba mänginud, et seda see on kindlasti nagu palju mõnusam. Jaa, no Tallinna Ülikoolil, kui vastuvõttu ei ole, siis Rae vastu varianti ei ole ka, et positiivne vastuvõtt 21, et no selle pealt ehitada on päris raske sellist mängu üles, et endast tugevamat võistkonda võita, sealt tulenevalt ka rünnakuprotsent vaid 27, kui Tallinna Ülikool oleks tahtnud Raed võita, siis oleks vaja olnud nii Raili Hundi kui Katriin Põllu suuremat panust rünnakul, et ühel 17-4, teisel 11-3, et kui neid kahte niimoodi mängus ei ole nagu peaks olema, siis on väga raske. Ave Kuusk oli siis ainuke, kes tegi nii-öelda nendest kogenumatest oma ära. Tundus, et Melissal oli tõesti väga raske tõsta kaast, et väga paljud vastuvõtud olid üle terve platsi laiali ja ta ainult jooksis ajas palli taga ja paljud olid alt sellised väga suure kaarega. Loomulikult Rael siis kohe kahene blokk korrektne ees, kõik jõuavad ilusti blokki, et jah. Ja ma saan aru, et tegelikult Raigo Tatriku sõnul vähemalt oli neil üks käik veel varuks, et ta ütles, et Julia Mõnnakmäe, nende siis põhisidemängija, kes sai vigastada, et oli piisavalt korras, et ta oleks saanud sekkuda. No kui ta nii ütles, jah. Jah, seal suures saalis ei tea, võib-olla. Soojendust ta ju tegi. Soojendust tegi. Ülalt söötu tegi, no miks ta ei peaks siis olema? Aga no vast nad ei taha riskida siin. Ei no praegu ei olnud ju absoluutselt mitte mingit vajadust, jah. Et suures saalis veidi võib-olla tundus, et vähemalt alguses, et Liis-Marii tõsted olid veidi lühikesed, et nad ei saanud nii korralikult rünnakule, kui nad oleks tahtnud, palju oli sellist ülevalt söötu ja ka selliseid abipalle, aga mida mäng edasi, seda ma arvan paremaks läks. Ilmselt kolmandas game'is natuke võib-olla oli juba jalg sirge, et kui sa oled ikkagi 2 game'i võitnud punktidega 10 ja 16, siis on
üsna raske sellist full keskendumist lõpuni välja hoida, aga nad said kenasti hakkama. Ja nagu Liis mingis intervjuus ütles ka, siis tema läks ikkagi seda mängu ässaga lõpetama, et tegi nii-öelda kaptenile omaselt. Ütles jah, et tal ei ole õnnestunud selle hooajal see lühike serv, et läks proovima ja nüüd tuli ja oli väga mõnus. Ja siis need kogenevad mängijad, keda me mainisime, siis tõid ka väga ühtlaselt punkte, Silvia Pertens 12, Kristel Allor 12, Netepeit 10 ja Liis Kivilo kaptenina siis ka 10, Liisilt ka 4 plokki. Ja kui vastane ei suuda rünnakut üles võtta, annab lihtsalt palle üle, siis Rael on seda kvaliteeti Eesti liiga kohta niivõrd palju, et igast positsioonist võib tulla, ja siis peab kiitma sidemängijad ka, et kenasti laiali selle jagas 26 tõstet, 18 tõstet, 26 tõstet, et siis Pertens, Peit ja Allorg. Aga rääkisin paar sõnaga Sten Esnaga, siis Viimsi naiskonna peatreeneriga juttu ja muidugi ta oleks tahtnud rohkem vastu saada ja tal oli oma nägemus, kuidas see võiks õnnestuda, aga ta ei olnud ka nagu väga murdunud, ütleme, või murtud ja ta tõi välja selliseid väikseid detaile, et millest ta rõõmu tundis, et ta saatis näiteks servima seal 2010 sündinud tüdruku, eks ju. Ma hakkasin selle peale arvutama, et 15, eks ju. No tule 15-aastasena, sul 1100 inimest seal viled ja tuled, eks ju, et täpselt samamoodi ma istusin täpselt seal väljaku taga ja siis meestemängu lõpus Tartu oli ju taga, kas oli siis 14-12, kui Juhkam läks servima. Ja siis ma ütlesin Pevkurile, mina ei tahaks praegu servida. Mina tõesti ei tahaks. Mis seal ikka, paned alt mängu ja ootad, et vastane eksib. Et võib-olla naiste mängus see hetk ei olnud nagu nii pingeline, aga need kogemused saadi siis kätte, et see on ainult Jaa, Steniga rääkisin mina ka peale mängu natuke ja ta oli ise ikkagi hooaja mõistes väga optimistlik, et hooaja eesmärk oli 1 medal saada, see on käes, aga ütles, et nüüd on isu kasvanud, et tahaks ka kõige kirkamat saada kuskilt kätte, aga no ma arvan, et praegu on eriti seeriates veel Raele väga raske vastu saada ja nagu ta ütles, mul on 3 kuud aega töötada naistega. Nii, kas naiste mängu kohta veel on mingeid mõtteid? Kui ei ole, siis võtame ette sellise asja nagu väike karikas, mis oli siis esiliiga klubide, kes siis langesid välja karikasarjast. Nad pidasid siis omavahel poolfinaalid ja see finaal. Ja see finaal siis... tegelikult meeste karika puhul mina tahan ühe asja ikkagi ka ära öelda. See esimese game'i serv, kas see oli sees või väljas, ma tahan öelda, et Uku Rummi tegi oma elu parima otsus, et ta esimese otsusena pani uue palli. Ehk siis see tähendab seda, et kui videopildi järgi ei ole võimalik ära tuvastada, kumb on, siis mängitakse igal juhul uus pall. Kui ta oleks otsuse teinud, kas sees või väljas, siis kui videopildi järgi ei tuvastata ära seda, siis jääb tema esimene otsus, kas sees või väljas. Ehk siis ta tegi ideaalse otsuse, mis seal teha sai. Okei, kui see nüüd see loogika oli, siis ka mina mõtlesin, et mis värk on, et miks ta kohe ei võtnud seda video challenge'it. Aga see on jah väga, väga hea point, et nii, aga ikkagi väike karikas. No sellest Martin oskab rääkida, et tema oli seal koha peal. Mina olin juba hommikul kenasti keel ei väändu seda ettevõtet ütlema areenal. Unibetis öelda. Kohe tõote Kuulbetist trahvid peale. Ja täitsa põnev mäng oli. Seal on küll, see oli nüüd see mäng, kus oli natuke ebaõiglane, et see mäng 3-0 jäi. Aga samas, kui sa oled ise nende game'ide lõppudes 22-19 ees ja pärast seda ei julge ükski mees enam lüüa. Nagu mitte ükski mees ei julge lüüa. No siis natuke ikkagi on see seda väärt ka, et sa need tappa saad. Aga natuke oli kahju maa ülikoolis seal, et väga hästi said vastu, hakkasid kõvasti võitlesid, aga jah, otsustavatel hetkedel nappis.
ma ütlen lihtsalt ära, et kes seda ei tea täpselt, millest jutt on, siis Tallinna Ülikool võitis Eesti Maaülikool Embachit 25-23, 28-26 ja kolmas game siis kindlalt 25-17 ja mõlemas esimeses game'is juhtis Maaülikool, kui ma nüüd ei eksi, 22-19. Täpselt nii. Et no vist ei tohiks nagu anda. Ei, no muidugi ei tohi, kui sul on ka võistkonnas seal Ronni ise, Ronald Järv siis ründama vast ei hakka, aga no sul on seal mängijaid Tartu Bigbankis mänginud Tamm ja seal oli nii mõnigi korralik ründaja, Siim Päid keskel. Et no mõni mees võiks ikkagi võtta nüüd selle otsustavuse ja riskeerida, sa pead riskima seal ikkagi. Võib-olla see oli huvitav, et pingilt nagu Hansmann näiteks ei tulnud varem, et võib-olla oleks midagi haidanud veel. Kolmandus oleks igal juhul pidanud selle vahetuse varem tegema, aga mulle tundus, et Maaülikooli peatreener üritas siis tervet mängu ühe koosseisuga ikkagi hoida seekord. Aga põnevad vastasseis oli seal 2 sidemängijat, ühel pool Ronald Järv, teisel pool Karel Ellermaa, mõlemad meistriliiga kogemusega, mõlemad said hirmsasti jooksukilomeetreid ka, et need vastuvõtud olid seal ja mõlemalt poolt ikkagi siuksed kahtlased, mitte kahtlased, vaid kehvapoolsed. Ja Karl Maidla täiesti supermäng, mis statistika siukest ma arvan, et ei näe väga tihti. 23 punkti ja pluss 22 mees teeb kokku ainult ühe vea ja see on servi viga. No supermäng, absoluutselt. Tõesti super. Ei tea, ta küll vasakukäeline, et vahel on nende vastu keerulisem, aga need võistkonnad on ju oma vahel varemgi mänginud, et selle tagasi ikka ei saanud olla, et tõesti väga, väga hea mäng. Aga kas Maide oleks võinud keegi talle õlale koputada, et kuule, et õhtul on ka üks mäng, et ära mine, et oleks sobinud sinna suurde finaali ka? Ei, seal ikkagi 2 liiga vahel on see taseme vahe päris tohutu veel, et õhtul ka, Karl oli ka õhtul analüüsimas asju, siis ka ta ise ütles, et uskumatult hea tunne oli kuidagi, et ta polnud hüppelt servi, ta ütles väga ammu löönud, et ta alustas planeerivatega, aga siis, kui sai esimesed 2 rünnakut juba ära löödud ja siis tal oli endal juba tekkinud siuke tunne, et andke ainult ette, et ma löön kõik ära ja siis teisest game'ist juba mõtles, et nojah, hakkame siis hüppelt ka servima ja ta ütles, et kui siin mingi aeg oli see, et kui ta hüppelt proovis, et hea, et väljakule pihta sai, siis ütles, et täna õhust tundsin, et hakka või suundas juba valima, kuhu servida. Unibet Arena teeb imeti. Just, jah. Aga kui sa juba meestega selle analüüsil ka suhtlesid, et kindlasti sa said mingi aimdusega sellest emotsioonist, et mis see nende jaoks tähendas, et nad said mängida sellisel areenil, sellise publiku ees? Ja kõigile väga meeldis ja nad samamoodi lootsid, et see asi saab traditsiooniks, et seal nii mõnigi mees ütles, et tegelikult Võrkpalliliidule kiitus, et nagu asi läheb õiges suunas ja selliseid päevi tuleks ikkagi nagu korraldada ja see läheb mängijatele, just nendele madalama taseme mängijatele ka väga korda. Mina siin kui naiste eest kõneleja, siis et võiks naistel ka olla. Ma olen küsinud seda Võrkpalliliidu käest, et ise mängin ka esiliigat, et miks siis ainult meestele, okei, nende põhjendus muidugi arusaadav, et naistel on meistriliigas rohkem võistkondasid ja need numbrid tulevad nagu teistmoodi kokku, aga ma arvan, et ka esiliiga naised oleksid oluliselt entusiastlikumalt mängimas karikat, kui seal oleks mingi mille peale rohkem võib-olla võistleda. Jaa, miks mitte Vollen õhtul 9:30 veel, paneme naiste väikse karika ka sinna näiteks. Ei, tegelikult ma olen nõus, võiks muidugi kõik olla, aga seda on päris raske ajakavasse sinna praegu mahutada ka. Ei, seda loomulikult 4 mängu, ma arvan, iga vaataja jaoks on ka juba üsna keeruline, aga kui kell 12 juba on vara, siis kell 10 oleks veel nagu ma just tahtsin küsida, et ma nagu mõtlesin, et kell 12, et kas see varane algusaeg kuidagi selgitab Tallinna Ülikooli seda rasket nagu käivitamisprotsessi, et mis sa mõelda tahad, et kas mõni tuli Veenusest või midagi sellist? No sina ütlesid seda. Ei, minu teada vist ikkagi kõik olid tublid ja sirged. Mina mõtlesin kuidagi nende treeninguaegadega või mingi selline rütmis. Et nad on harjunud õhtuti trenni tegema. Arrak on sisse meestele kodeerinud. No ma ei usu, tead, kui sul on ikkagi selline võimalus, sa tead, et rahvast ka tuleb, nagu ütlesime, üle 400 inimese oli seal, siis ega nad ka ju ikkagi tahavad näidata, et nad oskavad seda võrkpallivärki. Ma arvan, et esiliiga naised oleks vabalt nõus kell 9 hommikul ka mängima, iseasi, kas selle saali korda saab nii kiiresti.
jah, see saali korda saamine, sellest võiksime ka veel rääkida, et tegelikult see oli ka ju paras ime, sest laupäeva õhtul oli seal Sven Lõhmuse mingi üritus. Ja minulegi saadeti seal pilte, et edu koristamisel ja tean, et Robin Ristmäe ja seal teised mehed ärkasid ikkagi 3 ajal ja 3:30 oli plaan minna saali koristama. Ja ma olin ise ka seal tollel õhtul olemas kontserdil ja mõtlesin, et no jumal tänatud, et ma hetkel Võrkpalliliidus ei tööta, et muidu oleks pidanud sinna saali pikemaks jääma, aga tõesti respekt kõikidele neile, kes seda saali ehitasid. Tean, et see ei ole üldse mitte lihtne töö, see Taraflexi rullide vedamine ja teipimine ja et kõik see asi seal valmis saada. Aga kuidas see asi nagu edasi läks, et üks magamata öö oli põhimõtteliselt olemas, aga siis õhtun tuli maha ka veel võtta? Ja hakati kohe seal toimetama, jah. Omal küll. Saali aeg on päris kallis, jah, et see koristamine käib üsna kiiresti tavaliselt pärast mängu. Aga ma küsin niimoodi, et täitsa sedasi lihtsalt inimlikus vaatenurgast, et kas see natuke nagu ebainimlik ei ole, et sedasi peab toimetama või lihtsalt midagi pole teha, kui tahetakse suures saalis teha, et siis ei no ikka. Nutad ja teed? Ei no tuleb teha, ega sa arvad, et ise läheb see saal püsti sinna või? Ei no ma ei tea. No eks me kõik ootame seda Eesti võrkpallimaja. Ma arvan, et aastaid oleme oodanud, et kus oleks kogu aeg olemas. Kas on mingi multifunktsionaalne info selle kohta? Ei tea, võib-olla peab Tarvi Pürni poole pöörduma, et kuidas Tallinnas spordihoonetega nüüd need lood on, et mida korraldada annaks. Selge. Nii, oleme vist kõik ära kiitnud. Ma tahan öelda see kõrge lagi. Siim Päidi jalaga kaitsemäng, täiesti lae alt, ideaalne. Ja siis muidugi Mihkel Ielaid ei suuda seda altsööduga üle võrgu toimetada muidugi. Et aga eks see jääb tema südametunnistuse peale. No ikka juhtub. Nii, aga läheme siis edasi. 4. rubriik, Kuulbeti eripanus. Kuulbet esitleb. Oli siis väga palju eripanuseid selles karikafinaaliks välja pandud. Panustati ka tublisti. Mõned võitsid, mõned kaotasid. Nii see elu käib. Ja praegu nüüd on võrkpallis paus ühesõnaga. Et ma ei leidnud ühtegi sellist mängu, kuhu eripanus praegu teha, et me vaatame siis jooksvalt. Kui midagi põnevat tekib, siis paneme kas oma Instagrami või kuskil ülesse. Jah, et praegu vist on suhteliselt vaikne aeg siin aastavahetusel, et lihtsalt kommentaariks, et mulle endal juhtus nagu naljakas lugu su eripanusega, et plaan oli siis Marti Juhkami peale panna, kellesse ma ju alati usun, ta pidi tooma siis 16 pool, kas rohkem vähem, muidugi rohkem, mul oli ka summa valmis, kõik, ühesõnaga ma tegin panuse nagu ära oma arust. Ja terve mäng elasin kaasa väga aktiivselt, ma olin väga nördinud ta aeglasest algusest, eks ju, kõik see. Ja siis hakkas vaatama, kurat, vaikselt kerib. Ja siis ta sai lõpuks 16 punkti, pool jäi puudu. Ja ma veel rääkisin temaga, ta ütles, no aga tõsteid ei olnud, eks ju, et ta ütles, side ei andnud tõsteid. Ja siis pärast, kui ma vaatasin üle ajaloost, et siis mulle see panus ikkagi ei tegemata. No võt, aga tahaks kiita neid, kes neid koefitsiente teevad, 16 pool liin ja jääb 16 väga hästi tehtud ju. Laura, kas ma sain õigesti aru, et Martin just kiitis ise ennast? Keegi peab seda tegema. Kes see muu ikka kiidab? No jõuluaeg. Praegu võib ennast kiita. Muidugi. Aga ütleme ka siis, et tubli, tunned üsna hästi seda võrkpalli asja. Aitäh. Ja läheme edasi. 5. rubriik, lühiuudised, kiirtuli. Meil on siin põhimõtteliselt 3 pauku ja enam-vähem natuke eri nurga alt, aga samasse kohta. Alustame siis võib-olla võrkpalli mõttes kõige olulisemast uudisest Eesti aasta parimad võrkpallurid. Kertu Laak ja Märt Tammearu 8. ja 5. korda. Aplaus. Just, ma tahtsin, et see on see koht, kus võib aplausi teha. Ma samal ajal võtan kiirelt, et spikri aasta noor siis Andres Jefanov, aasta noor meestem võrkpalluri poiss. Ja väga ilus lause tuli sul. Ja siis naisterahvas, nooremat võitu, Anni Põldma. Aasta siis rannavõrkpalli meespaar Jaan Rebel, Kaur-Erik Kais, naispaar Helene Ollas, Liisa Remmelg. Kusjuures nende puhul, ma ei tea, kas ma suudan kokku lugeda, kui kaua juba, 2018 alates on nemad. Ja aasta treener Alar Rikberg. Ja aasta rannavõrkpalli treener Rivo Vesik.
seda siin kirjas ei ole? No võt, minu lehel oli küll see kirjas. Okei, mina ei saanud sellist lehte. Okei, nii. Aasta istevõrkpallur Eger Terreline. Ja selle isegi lugesin ka otse-eetris eile ette. Selge. Vaata, kui hea, et me Laura kutsusime, saame siin kohe nagu ütleme neid olulisi nüansse, mis endal puudub. Minu arust Laura võikski siia jääda. Jätame ta siia. Jätame siia. Stuudiosse. Jaa, stuudio, ütleme selline haldes. Ja kas meil midagi on öelda ka, et ütleme, keskendume siin... Minu jaoks on natukene üllatav, et Märt Tammearu selle võitis. Ma ise oleks pannud Robert Tähe seekord võitjaks, sest et ma arvan, et nüüd see aasta saab Märt selle juba liiga valiku puhul igal juhul, ma arvan. Ma arvan, et vastupidi. See aasta, sa mõtled nüüd see aasta... 2026 siis. Nii, statuudi järgi, kuhu läheb koondise suvi? Kuhu läheb koondise see? See läheb ju ka sinna sisse. Ja, koondise suvi. No aga järgmine aasta on EM ju. Ma arvan, et EM määrab ju väga palju. Aga EM on ju sügisel ju. Mis siis? Mis siis? Siis läheb ikka sisse, jah. Kui 26 valitakse, siis see septembri... Vaata, Laura ikka teab asju. Muidu need faktid on meil nagu segapudel. Ja tegelikult sellel aastal, ma arvan, koondise suvega tegelikult Robert Täht mängiski. No isegi liigaga ka muidugi. Mina liigaga, siia-sinna, mina liigaga nad ei võrdse. Me kevadel, vaata, mõlemad tegime power ranking, me panime Märdi emotsiooni ja viimaste mängude põhjal natuke vist kõrgemale mõlemad. Ja suvega tõstsime mõlemad vastupidi. Ja ma olen nõus selles suhtes, et ta oli võib-olla natuke üllatav, aga kindlasti ei saa öelda, et see oleks kuidagi vale olnud. Ei, mitte vale. Et oligi jumala eest Märdis mitte midagi ära võttes. 2 sellist varianti ja sealt tehti siis selline valik, et ma arvan, et see võib veidi sõltuda ka sellest, et võtta hooaja vältel see mängija on nagu kogu aeg pildis, vähemalt võrkpalliringkonnas, ütleme, kui me ei räägi Eesti meediast, siis nii-öelda võrkpalli uudistes, aga see koondise suvi on ikkagi niivõrd lühike, seal on ainult mõned üksikud mängud, kui sa võib-olla neid veel vaatama ei satu või millegi pärast ei saa minna, siis ma arvan, et need valikud tulevad rohkem selle klubi hooaja pealt. Igal juhul sellised need valikud olid. Kertu Laagiga tegi väga hea intervjuu Georg Sonne, võrkpalligrupis oli see üleval, väga asjalik intervjuu. Kertu rääkis seal oma klubis toimuvast, kuidas neil on 19-aastane sidemängija, eks ju, kes ise otsib seal veel kindlust ja umbes, et kuna temaga palju ka ei virise ja mölise, et siis ta saab ka palju tõsteid. Sellised asjad tundus ka väga huvitavad. See on ründajatel üks hea trikk. Et ei tasu väga sidemängjaga ei tasu jaurata. Ei tasu öelda, et tõste oli halb, siis rohkem ei pruugi saada. Toob välja selle naiste psüühika poole ka mängus, et on vaja ikka seda kiitust ja head sõna, et mitte, et keegi õiendaks. Et kui sa oled, eks ju, see noor mängija 19-aastane ka mängid pluss liigat, et loomulikult sul algus ei olegi nii lihtne. Et igal juhul ma kindlasti soovitan seda Georg Sonne intervjuud üles otsida võrkpalligrupist või ta enda Instagrami lehelt, ma saan aru, sealt saab ka. Mul oli väga hea meel selle üle ka, et Mari-Li Lass valiti 3 parima nominendi hulka, et ma arvan, et on selle igati ära teeninud oma nii-öelda koondise suve eest, selle eest, et ta on võidelnud läbi vigastuste ennast tagasi sellisesse vormi ja selle Soome ülemineku eest ka. Igal juhul olen sinuga nõus, jah. Nii, aga meil on tulnud ka üks kiri natuke isegi mitte natuke, väga täpselt sel teemal. Siis Ivar Liiv on autor, ütleb, et võrkpallivõngetesse teema aasta parimat nais- ja meesvõrkpalluri nominatsiooni ei peaks teatama 2 geimi vahel, nii-öelda tavalise teatena mängustatistika ja muusika vahele. Aasta parim on siiski staatus. Ma siis ütlen, ma ei olnud ka suur fänn, kuidas seda sellel aastal tehti. Et tegelikult seda ei teadustatud nii, vaid oli üleval. Siis mängude vahepeal Vipalal oli siis ikka tseremoonia ka tegelikult. Aga need mängijad, kes all sooja tegid, need sinna üles ei läinud ja siis nendele anti seal all teadustades kätte see. Et natuke peideti see nurga taha see Xiaoina. Mis mõttes üleval? Kus üleval? Unibet Arenal üleval restoranis. Ma olen selles mõttes veidi nõus, et mul oleks ka võib-olla meeldinud, kui kõik need auhinnad oleks jagatud seal mängude vahel nii-öelda suure väljaku peal. Ma arvan, et see oleks nendele auhinnasaajatele olnud ka selline nii-öelda suurem tunnustus.
aga mille eest ma ülimalt Võrkpalliliitu kiidan, on selle aasta auhinnad. Kadi Kullerkannu kunst sai siis kõikidele auhinnasaajatele, et ma arvan, et see on väga suur selline austusavaldus Kadi tööle nii võrkpallurina kui ka kunstnikuna. Et hea sobilik leid. Igal juhul jah. Et jah, et nagu ma ütlesin, et ma ei olnud suur fänn, sest et tavarahvale peideti see nagu täielikult ära. Et kes need auhinnad saab siis? No mina ka seal mängu käigus ega sa ju väga hästi ka ei kuule seda, ütleme seda halli teadvustajat. Et kas ma nüüd kuulsin õigesti, et nüüd öeldi siis ära, et tema nagu võitis, mõtlen, et no tavaliselt on olnud see gala ka ikkagi karikavõistluste ajal õhtul, et on siis seal galaüritusel neid aasta parimaid nomineeritud ja auhinnatud. Et sellel aastal seda ei olnud ja siis ta pandi sinna mängude vahele üles restorani. Okei. Et põhimõtteliselt oleme nõus, et kindlasti seda võib mõelda, kuidas paremini korraldada. Ja Ivar veel kirjutab, ja kiidaks saatekülalist Laurat. Koos elukaaslase Raiduga on nad Eesti istevõrkpalli tõrvikut püsti hoidnud. Küsimusi pole, on tänud. Aitäh, Ivar. Ivar eelmise aasta parim istevõrkpallur on tegelikult seda istevõrkpalli mänginud juba mitukümmend aastat olnud koondises ja ikka veel ta jaksab ja teeb seda, nii et ainult selliste mängijate ja inimeste nimel ongi tore selliseid üritusi korraldada ja asju eest vedada. Nii, aga sujuvalt lähme üles siis kiire vahemängu järgmise teemani. Nagu ikka ma sujuvalt alles otsin täpselt seda infovoolu, aga ma ütlen teile ära, et endiselt saame rääkida Märt Tammerust ja Timo Tammemaast. Et eestlased siis Jaapani karikasarja Imperaatori karikasarja finaalis, et see on kõva tulemus. Kui kõva see on? Ma arvan, et see on ikka väga kõva tulemus, et me teame, et nad ei ole seal Jaapanis tiitlipretendendid, nad on kõvasti parem võistkond kui eelmine hooaeg olid ja aga no seal, kui sa vaatad mis välismaalasi seal need tipud on toonud. No ma saangi kohe öelda, et finaalis siis mängis Hokkaido, mängis Nagaio, Hokkaido Warriors mängis siis Nagaio Wolf Dogsiga, huntkoertega, ma saan aru. Ja siis kui Hokkaidos oli siis meie mehed, siis vastu olid siis poolakas Huber ja prantslane Karle. Karle, kas ta on päris Prantsuse põhikoondislane või igastahes koondise meest on? Yeah. Et kõva seltskond. Ja igal juhul ja väga kõva saavutus. Muidugi mehed ise ütlevad, et see ei ole üllatus ilmselt. Või on juba öelnud isegi, et see ei ole üllatus mitmeid kordi Marti Juhkamile. Poolfinaalis siis 0-2 kaotusseisust tulid Tokyo Great Bearsi vastu välja ja võitsid 3-2 ja klubi ajaloos esimene finaal. Timo Tammem ütleks, et see pole üllatus. Aga ma ütleks, see on üks suurim üllatus, mis Jaapanis nähtud, kirjutab Marti Juhkami võrkpalligrupis. Ega ei oskagi midagi, kiidame. Ja kommentaariumis ütleb Märt Tammeru, see pole üllatus. Nad mängivad üldse minust üli ägedat võrkpalli kuidagi vabalt ja teevad omavahel seal mingid trikke ja annavad kuskilt Märt Timole ette mingeid ägedaid tõsteid temposse, et tundub, et nad väga naudivad seda. Ja kui me teame, et siin mõni Eesti Kossuliiga meeskond mängib lustakat kossu, siis nad mängivad üsna lustakat võrkpalli seal. Ma ei hakka üldse küsima, mis meeskond see lustakat kossu mängib. Mulle ükski lamp ei läinud põlema praegu. Aga hullult loodan, et Timo Tammemaa uuel suvel on koondises ka tagasi ja tahaks sellist lustakat võrkpalli seal ka näha. Nii et Timo, kuulad meid kindlasti, et käsk tuli koondisse tulla, tähtis EM on ees, et seal on vaja nii lustakat kui ka tõsist asja ajada. Ja kolmas lühi uudis, mis väga hästi see plokki sobib. Klubide MM. Klubide MM on peetud, kenasti sai see peetud, Eesti meedias üsna vaikselt. Brasiilias Belemis toimus see ära ja võitja ei ole eriline üllataja, Perugia, Sörsikoma. Nii, aga mis on huvitav ja haakub meie jutuga, on see, et finaali jõudis siis Osaka meeskond, Pluton. Ja
Osaka meeskond siis mängis alagrupis 2-3, jäi selle samale Perugiale alla. Poolfinaalis panid jaapanlased ära Varta Saviertsele 3-0 ja siis finaalis enam Perugialt game ei saanud. Igal juhul teine koht. Ja see näitab ka Jaapani liiga taset. Just, et sinna ma tahtsin jõuda, et see näitab seda sama taset, kus meie mehed mängivad. Aga ma kahjuks seda klubide MM-i ise ei jõudnud ühtegi mängu vaadata, nii et ma sealt olen nüüd ebaprofessionaalne ja ei oska midagi rääkida selle kohta. Ei, ega rohkem ei peagi, ma arvan. Et me lihtsalt tegime selle statemendi, et Jaapan on kõva liiga. Muide, seal oli ka siis Al Rayyan oli, kes sai ka ühe võidu kätte. Et Katari võistkond siis. Et see näitab, et seal Kataris on ka ikkagi need ja võitsid siis Brasiilia võistkonda. Et ei ole ka nagu seal Robert Tähel mingid mahlamitsid vastas, ilmselt. Aga Robert Täht ei mängi Katari liigas ju. Dubais. No ütleme siis, et Oliver Vennal siis, eelmine hooaeg. Jah, hästi parandatud. Tulin välja? Tulid välja. Selle osa jätame sisse. Nii, läheme edasi. Elme Messer Balti liiga, pikka juttu pole. Mänge praktiliselt vahepeal pole olnud, üks mäng oli. Martin ütleb, kuidas see läks. Selver Taltek võitis 3-0 Audentes Solarstone'i. Ja tegelikult ka lätlased mängisid oma vahel nädalavahetusel. Ja leedukad ka tegelikult. No jah, lätlased leedukad. 2 mängu oli seal, jah. Et seal Šiauliai võitis kas 3-1 äkki meil seda Jekapilsi ja Riia võitis 3-0 Taugapilsi. Oli äkki nii? Igaks juhuks vaatan üle, muidu saame jälle mõne kurja kirja sisse. Ikka saame. Ikka tuleb. Riia võitis 3-0 ja Šiauliai võitis 3-1. No näed. Kõik klapib. Vigu siin saates ei tehta. Ja kui tehtakse, siis palun andke teada, sest mulle ei meeldi vigu teha. Nii, ja vaatame üle, ei ole tükk aega teinud update'i meie soorituste topil ja siis ma tegin nüüd väikese kokkuvõtte. Me siin omavahel saate tegijatega leppisime kokku, et me võtame sinna Elme Messer Balti liiga edetabelisse sisse ka karikasarja mängud, mis on peetud meistriliiga võistkondade omavahel. Ja punktid. Top 10. Renato Santos 35 punkti. Matis Kaptulins 27, Artur Vintšelovits 26, esimene siis eestlane Andres Jefanov siis samamoodi 26 jagab kolmandat kohta, Sandis Vilkans 25 punkti, vabandust, Pita on ka tõusnud 26 peale, siis Sandis Vilkans 25, Tom Skalnins 25, Jack Williams 24, karika finaal, värske tulemus. Ja. Et see on täitsa selline mitte igapäevane tulemus, punktisumma. Danila Mironovs 24 ja 23 punkti Martti Juhkami ja Erikas Makaras. Kas Makaras ei saanud vigastada nüüd üldse või? Jah. Mulle tundub, et ta sai vist vigastada leedukas, kes siis vist äkki peab hooaja nüüd lõpuni pooleli jätma. Et sellised jutud on, aga ainult 2 eestlast on meil siin topis, et kas... Vähe. Aga samas vist ka loogiline, kuna diagonaalid on reeglina nagu välismaalased. No jah, võib-olla küll. Nii, läheme sujuvalt edasi. No pluss-miinus siis ega siin suuri muutusi ei ole, sest diagonaalidel on hea neid noppida. Serve ei pea vastu võtma. Plus 23 on siis Renato Šiauliai vastu mängus. Vintselovits plus 20, Jefanov. Kusjuures ma vaatan, Jefanovil on päris mitmeid mänge, kus ta on toonud punkte ja kus tal on ka see pluss-miinus olnud ja plus 16. Jah, see isegi kahes mängus oli see sama plus 16. Jack Williams plus 16, Kaptulins plus 15, Pita plus 14, Emilis Pratkus plus 14, Kalnins plus 14 ja veel üks eestlane plus 14, Kaurerik Kais. Kusjuures Jefanovi 16 ja Kaurerik Kaisi plus 14 olid siis mõlemad samas mängus. Võideti siis Riia Robert Saatsert 3-1.
ja siis sinna kõige üles tõmbame joone ja paneme Karl Maidle +22. Ei, ikkagi Santosele jääb alla. Santosele jääb veel alla napilt. No ma räägin ikkagi Maidle, miks ei võiks mängida veel meistriliigas? Nii, ja servid 7. Sinna segan jälle korra vahele. Täna mulle meeldib vahele segada. Seal oli eile õhtul juttu ka, et Maidlele peaks nüüd ikkagi väljaostu klausli ka panema lepingusse. Jah, siis 7 servi ässa ühes mängus me siin imetlesime Jefanovitt ja arvasime, et keegi teine seda trikki järgi ei tee, aga Santos sai sellega hakkama siis Šiauliai vastu. Ja see mängu toimus Võrus, et selle statistika võiks ka pidada. Siis on õige. Ühe mängu ma jätsin vaatuselt välja, kuna siis seal tekkis kahtlus, et ei vasta tõele, et oli seal Šiauliai vist 20 servi ässa kirja pandud. Seal läks neil ühe jah, labatuuks. Ja siis tuli info, et teinekord statistikud teevadki nii, et kui midagi on sassi läinud, siis nad parandavad niimoodi ja panevad alguses ässad kirja pärast kuidagi vaatavad kokku. Nii, meie kaassaatejuht Marti, Jack Williams veel 6 ässa ja 5 ässaga on siis Marti Juhkami, Dmitri Šlomin ja siis Vintšelovits 5 ässa löönud ja 4 ässa peale on päris paljud. Et Marti tegelikult ju päris tubli on olnud, et kui me esimest korda selle topi püsti panime, siis teda polnud kuskil. Ta võttis aega, et käima saada. Ta sai aru, et ikkagi päris nii enam ei saa nagu lasta köiel lohiseda. Äkki see motiveeris teda? Ei, absoluutselt. Kindlasti. Nii, ja kes on siis Mõtle ise tuled iga nädal või üle 2 nädala siia ja hakkad puid saama. Kes on siis... No, ja täna ei tulnudki või? Aga pidi tulema liinile, ei ole tulnud? Ei ole tulnud, jah. Äkki tuleb veel. Nii, ja siis kes on siis meie kõige suurem plokimeister? Mart Naaber või? Noh, muidugi, Mart Naaber. Ühes mängus siis pani karikamängus 9 plokki Võru vastu. See on ikka päris ulm number. Aga kas see midagi näitab ka seekord pani Tartu... Midagi näitab ka vastase kohta, et 9 korda suudad sille keskmisele mehele sisse lüüa. Tartu vist pani üldse see mäng 9 ainult kokku. Jah. Ja teine koht siis 7 plokiga Henri Treialil. Henri, et 7 on tegelikult väga kõva ja tegelikult loomulikult on tähtis, mis sa keskmiselt teed ja nii, aga ikkagi top on tähtis, tuleb juurde panna. Tarvo Täht siis Võrumees 6 karikamängus ja ta mitte 6, vaid 6 plokki ja 6 plokki on veel siis Siimas Grigalaitisel, Sten Perillusel, kes ka tegelikult päris stabiilselt neid plokke korjab. Et kui me siin hakkame mingi kokkuvõtteid tegema, siis peaks võtma lahti ka kogu summa, mis annab võib-olla isegi adekvaatsema mulje, lihtsalt seal ei toimu kogu aeg väga suuri muutusi. Ja Andri Aganits ka on siia 5 peale jõudnud, et 5 peale on siin päris mitu meest. Et sellised lood on siin meil statistika rubriigis ja me võtame nüüd ette 7. teema, mis on üks arutlusteema ja kõlab niimoodi, et Maailma Võrkpalliliit kaalub siis ühte uuendust, muutust ja tahaks nagu idee järgi tuua koondise akent detsembrisse, jaanuarisse. Ehk et siis klubi hooajal oleks pikk paus. Et kuidas meile tundub, et kas sellel mõttel võiks jumet olla? Ma vaatan Laura poole, Laura ju põhimõtteliselt lähebki sellist asju tegema, Tševi. Ma ei tea, kas ma nüüd panin mööda? Ei, see ei pand mööda ja tegelikult see on päris huvitav, sest et kui Maailma Võrkpalliliit seda kaalub, siis tõenäoliselt üsna pea saab see uues töökohas ka minu laual olema. Aga mulle tundub see päris huvitav mõte. Ma olen alati pigem see, kellele meeldivad sellised kas just täielikud uuendused, aga mingid uued nüansid asjade juures, et me ei jääks nagu aastakümneid samadesse mustritesse ja mulle tundub, et see suvine koondise ühesõnaga see suvine koondise aeg on tavaliselt mängijatele päris karm, et võib-olla siis see veidi aitab ka taastumise ja üldse mängijate mängusooviga, kui see suvine aken on lühem ja talvine auk vahel.
aga samas tekib ju küsimus, et mis saab siis nendest mängijatest, kes pole koondises ja mis siis vahepeal toimub üldse või kuidas see asi võiks nagu välja näha. Et tehakse ettevalmistus hooajaks, siis põhimõtteliselt saab panna seal 2 kuud. Et mis see pausiga siis nagu teha? Äkki Martti teab? Kas meiega on Martti ühinenud? Tere õhtust. Ma ei tea, millal see saade üles läheb, aga ma ei kuulnud küsimust, nii et mul on väga raske vastata. Aga vasta ikka. Kas sa luksusid ka vahepeal kõvasti, rääkisime taga sind? Ja tundus et midagi on valesti. Kuidagi hakkasin võbelema kodus. Okei, aga teema on meil praegu see Maailma Võrkpalliliidu idee või mõte seda koondisakent nihutada detsembrisse, jaanuarisse, et kas sina näed selle mõttel mingit jumet? No ma ei tea, eks selle suurem eesmärk on see, et tekitada siis mängijatele mingisugust puhkust, aga ma ei kujuta ette, et kui siis klubijooaeg läheb veelgi pikemaks ja ega siis see 5-4 sealt suvelt ikkagi ära ei kaoks, et maailma tippvõrkpallurid oleks ikkagi 12 kuud aastas päris suures rattas, et võib-olla siis tekiks olukord, kus 5-4-st võib-olla kõik osa ei võtaks. Seda puhkust vajaksid vist ikka just need tippvõrkpallurid, kes kõikides liigades ja kõikides asjades kaasa teevad, et... Jah, ma arvan sama. Nii, vaatan Martini otsa. Jah, nõus. Kas see ei tulnud analüüsil jutuks? Ei tulnud teile analüüsil jutuks seda, jah. Et ütleme nii, et intrigeeriv mõte, aga võib-olla esialgu natuke toores, et siin oleks vaja natuke detaili juurde teada, et kuidas see asi siis reaalselt võiks nagu välja näha. Ja sa pead ju panema kõik liigat pausile ka siis selleks ajaks. Ja samal ajal tegelikult ju talviti mängitakse ka ju juunioride neid tiitlivõistluste eelringe ja kõike seda, et selles mõttes on päris huvitav, et kuidas kui nagu ühte asja muudetakse, et kuidas see kõik muu siis järele tuleb. Kuule, kui FIFA sai pandud kõik Inglismaa liigade asjad pausile üks talv, et Kataris MM teha, siis mis see siis viive veel pole? Alguses on kõik veider, aga kui see niisugune pikaajaline protsess või niisugune idee oleks, siis eks kõik harjuvad ja eks need liigad samamoodi siis oskavad arvestada oma kalendrite koostamisel. Et võib-olla just need mängijad, kes siis ei saa või ei võta koondise mängudest osa, et nendega võimalik jälle 1,5 kuud rahulikult trenni teha, saavad oma vigastust ära viida ja selles suhtes võib-olla nad isegi peaks seda hooaega paremini vastu. Aga ütleme sellise teleka ees oleva spordisõbrana mulle muidugi väga meeldiks, et kui detsember, jaanuar oleks mingi äge suur turniir või midagi sellist, et kui siin üks aasta oli novembris, oli see Jalka MM, et väga hästi sobis, et suvel Eesti suvi on nagu ta on, eks ju, et kui pikalt magad, sa võid maha magada, et too päev, kui ta on. Et ei taha nagu raisata seda suve, et teleka ees istuda nii väga, et aga november, palun, tehke novembris midagi. Ja see Rannavolle MM sel aastal oli ka minu arust üsna värskendav sellisel ajal, et väga meeldis vaadata. Ja, täiesti nõus. Nii, aga enne kui me läheme nüüd Laura personaalteema juurde, siis kuna meil ikkagi Martti Juhkami on liinil ja Martil on ka kindlasti mõtteid ja asju öelda siis eilse finaali kohta, et Martti, kas oli raske öö? Vähkresid? Ega nüüd kõige parem uni ei olnud jah, aga selles suhtes, et ega see uni ei ole ka kõige parem siis, kui võidad, et paraku neid emotsioone on õhtu jooksul päris palju ja see mahalaadimine võtab oma aja, et ega tänagi on ikkagi päris mitmed olukorrad on meelde tulnud ja ütleme kõige niisem värskem päev veel olnud. Kas see Pärnu fännide sall, mis sulle kingiti, läks kohe käiku või mis sellest sai? No vaata, õnneks need ilmad niivõrd on praegu ikkagi soojad, et mul ei ole salli vaja olnud. Et praegu ta veel ootab oma aega, aga aitäh Pärnu fännidele, et tõesti väga hea sall on neil, et kas ma sellega kasutama hakkan, et võib-olla siis, kui vaata see Bigfan Karti leping läbi saab, et siis võib salli kaela panna. Eilse mängu algus, et me rääkisime, et sul oli raskusi siis enda käivitamisega või enda leidmisega? Ma ei ütleks, mina ei öelnud, et enda leidmisega, pigem oli seal ikkagi sidemängija ei leidnud üles piisavalt palju.
nii jah. Mina ka ei ütleks, et mul mingi probleem käivitumisega ole, et ma ei saanud nagu väga lihtsalt oma mingit jälge jätta, et mul väga palju võimalusi olnud. Et need üksikud pallid, mis mul seal ees olid, oma arust tegin täitsa niisugused normaalseid lahendusi. Võib-olla punkte ei õnnestunud tuua, aga samamoodi servil, et minu arust tegin täitsa korralikud servid, aga lihtsalt vastased said ilusti kätte ja lõid selle maha. Et paraku nii vahest on, et mäng kuidagi jookseb niimoodi eest ära, et nagu ei jõuagi midagi teha. Aga kas siis nagu enne mängu või pärast mängu või ei tulnud nagu jutuks, et võiks nagu Juhkamile ka tõsta? No minu õhtu oli selline, et kui mäng lõppes, läksin dopingukontrolli ja kui dopingukontrollist välja tulin, siis bussi juures oli 6 meest alles, et ülejäänud mehed oli kuhugi ära kadunud, nii et ega seal väga suurt arutelu siin kogu meeskonnaga ei olnud. Mulle tundub, et Delfi saab siit päris hea uudis, et Tartu mehed kadunud. Kuhu kadusid Tartu Bigbanki mängijad? Kõik olid kadunud, et ma kuulsin, et Eermaa oli Kukega koos hoopis kuskil õhtu hämarusel. Meile siin räägite mingist analüüsist. Võib-olla süvaanalüüs toimus hoopis kuskil seal. Aga jah, et ei tea, võib-olla siis oli mingisugune taktika selline, et alguses lülitada kedagi teist mängu, et tuua mind hiljem, aga et kuna me 0-2 taha jäime, siis võib-olla oleks võinud mingid asju teist mängu. Aga kas nüüd, kui sa oled öö ära maganud, kehvasti küll, aga ja oled nüüd nii-öelda puhanud peaga vaadanud üle selle video nüüd sellest matšpallist, et milline sinu seisukoht on? Kas oli antennipuude mängijal? Ei, seal ei ole midagi arutada, antennipuude oli selge. Me tükk aega arutasime siin. Ilmselgelt ei ole seda videot vaadanud, aga sellel hetkel ei saanud keegi aru, et meie meeskonnast, et see puude oli, et seda ma nägin hiljem, kui suures Pärnu võrkpalliklubi jagas seda videot, et siis sealt alles nägin, et see pall põrkas lihtsalt sinna väljaku keskele ja ilmselt nagu jälgid rohkem seda palli ja kuna see antennipuude, siis tähe kätel oli siis hiljem, et kui see plokk oli tehtud, et ta lendas nii-öelda plokis edasi. Et sellised asju ikka juhtub, et oli üllatav, et ükski mängijatest ei näinud ja veel enam, et ka kohtunikud seda tähele ei pannud, et selles suhtes, et eks see mänguolukord on muidugi kiired, et kõik ei näe, aga oleks 14 olnud, oleks võib-olla võinud kõik juhtuda, aga ega nüüd siis selle ühe palli pärast selle taha nüüd ei saa nagu pugeda. Aga põhimõtteliselt sa oled ikkagi, ma saan aru, Alar Rikbergiga samas paadis, et matšpallil sellist challenge'it võtta ei ole hea toon? Ei, mina olen hoopis teises paadis, mina võtaks iga kord. Et mina nüüd küll sellepärast nüüd muretsema ei hakka, et kuidas vastased ennast tunnevad, et minu pärast oodaku seal kas või 5 minti enne kui tähistama hakkavad, et mina teeks ikka kõik endast oleneva selleks, et see mäng võita. Nii, väike selline catch-up tehtud, kas midagi on sul veel hingel? Tahad midagi välja tuua selle eilse kohta? Ei teagi, kas nüüd tahab see eilselt meelde tuletada, aga ma siin ise ka natukene mõelnud, et siin oli erinevaid mõtteid, et kus Vassiljev pani kõik kaardid siis nii-öelda selle karikafinaalile, et viidates sellele, et ta paesiga siis selle eurosarjas ei riskinud ja siis mina nagu tabasin ennast mõttelt, et mina hindan seda eurosarja võitu isegi natukene kõrgemalt kui seda karikafinaali. Huvitav, et need asjad tulevad alati kaotal meeskonnal. Ei, selles suhtes, et võid küsida, et ma täpselt seda sama arutelu pidasin Rasmus Veesaga enne finaali hommikul, et ükskõik kuidas finaal läheb, et selles suhtes, et see eurosari minu jaoks oli täpselt samasugune kulminatsioon kui Aadu Lukase karikasari. Et mina nagu selles suhtes, et väärtustan nagu seda suht palju, et võib-olla asi on ka selles, et eks neid karikaid on nagu võidetud, aga eurosarjas mingit suurt tulemust pole tehtud, et selline 2 mängust ja minu arust seal oli pinget täpselt sama palju kui seal karikafinaalis, et jah, loomulikult seal Paes siis otsustavas mängus kaasa ei teinud, aga sellised asju ka spordis juhtub, et mina ei tea, et eks ta ikka maitse asi on, aga minu jaoks ei olnud kindlasti kehvem võit kui see, mis Pärnu seekord sai, et praegu tundub, et omavahel mängud on üpris võrdsed, et alla 5 geimi väga tihti mänge ei ole ja kõik need geimid on siis kuidas kunagi, et ma arvan, et see annab järgmise või hooajal teisele külje või poolele päris sellise huvitava intriigi. Nii, paneme siis sellega karika lood lukku. Kuidas sulle see Unibet Arena päev meeldis muidu?
minu jaoks oli super, et mina oleks kahe käega selle poolt, et kõik need karikafinaalid toimuks edaspidi seal, et paremaid tingimusi võrkpalli mängimiseks Eestis ei ole ja kas üldse siin maailmaski nagu väga palju paremaid on, et ma arvan, ta on piisavalt suur, aga ta on väga mugav saal, kus mängida. Et selle kohta, et ju kumbki meeskond trenni seal ei teinud, et ma ei tundnud kordagi ennast nagu halvasti selles saalis, et minu jaoks olid ideaalsed tingimused ja väga hea korraldus, nii et hea meelega mängiks suuri mänge kõiki seal. Nii, aga nüüd paneme selle siis tõepoolest lukku, et võitjad on võitjad ja ülejäänud on teise koha saajad. Ja läheme siis järgmise teema juurde ja selleks on siis meil välja reklaamitud Laura Rogenbaum. Laura, räägime kõigepealt sinust natuke üldisemalt, et kuidas sa üldse siis võrkpalli juurde jõudsid, et kas ma tean õigesti, et su isa siis on endine Eesti koondislane Janno Rogenbaum? Jaa, mina sündisin võrkpalliperesse, isa siis on endine koondislane, mänginud umbes 10 aastat koondises ja nõukogude ajal siis. Ja Kalevi nime all siis jah, et Kalevi mängija oli, mis oli sisult koondis. Just, ja vend on mänginud kõige kõrgemal vist esiliigas, aga 7-aastasena ma võrkpallitrenni läksin ja sinna ma olen siiamaani jäänud. 7-aastane, kelle käe all alustasid? Ma alguses otsisin oma kohta veidi Tallinnas, tol hetkel oli see Tallinna võrkpall natuke nagu laiali, alustasin Tähes siis Prassi ühe tütre juures, aga üsna kiiresti liikusin sealt ära, veidi olin Audentese võrkpalliklubis, kus oli Peeter Vahtra ametlikud treener, aga tema nii-öelda võrkpalliklubiga nii palju ei olnud tal motivatsiooni tegeleda tol hetkel ja siis jõudsin otsapidi Keila võrkpalliklubisse, nii et minu noorteklassid on siis Keilas mängitud koos siis õdede kullerkannudega, näiteks Liis Noormets, kes siin vahepeal ka oli koondise üks sidemängija ja Tartu Bigpangas mängis või Eden tol hetkel. Kas te olite päris samas vanuseklassis või? Ja ütleme, Liisist ja Kadist ma olen aasta ja 2 aastat siis noorem, aga jah, me mängisime ikkagi A-klassi koos. Maret Kuuse näiteks, kes randa mängib, oli meil A-klassis. Et selline päris tubli tiim oli meil vahepeal Keilas. Et võrkpall oli selline, et sul väga seal teisi alas ei jõudnudki tulla, et olid seal ala sees ja... Kusjuures ma tegelikult olen lapsena jalgpalli ka mänginud, sest et mu õde oli meistriliigas, siis mängis jalgpalli ja ma käisin vahepeal mõlemas trennis, siis mingi hetk vanemad panid valiku ette, et tuleb teha rohkem üht, aga ülikooli ajal hiljem natuke mängisin veel jalgpalli nii rahvaliigas, et isegi olen jalgpallitreenerina töötanud tütarlaste ajal. On olnud sellist mitmekülgset spordi tegemist, aga vist öeldakse, et kui ei tee ühte korralikult, siis nagu väga ei tee midagi, et ma olen pigem selline tore harrastaja, mulle meeldivad kõik erinevad asjad. Milliseid ülesandeid sa siis võrkpalliplatsil täitsid, et mis positsioonil tegutsesid? Nurgaründaja olen olnud kogu aeg ja siiamaani tegelikult Peetri võrkpalliklubis mängin esiliigat ja ikka teen sama asja. Küsiks selle sama, et sa mainitsin esiliigat, et kuidas siis nüüd on, et me siin karikasarja mängude ajal arutasime, et kui suur on see vahe nüüd esiliiga ja meistriliiga vahel, et võib vist öelda, et esiliiga tugevamad meistriga nõrgematele võiksid vastu saada küll? Jah, ma arvan küll, esiliiga ju praktiliselt koosnebki siis üks ots on need mängijad, kes võib-olla varasemalt on mänginud meistriliigas, kes siiamaani teevad trenni ja tahavad võistelda, teine ots on siis noored, kes tulevad peale ja minu arust esiliigas on üldse väga tasavägised või nii-öelda sarnased võistkonnad sel aastal, et kord ühed kogenumad võidavad ja siis jälle noored teevad head servi ja võidavad, et
ja noh, nagu siis karikamängust oli näha, on täitsa võimalik mängida meistriliiga võistkondadega ka, et meie tiim ka siis esimese mängu kodus 3-0 võitis. Ma arvan, et see pigem eelis tuli meie väiksest saalist ja kitsast serviruumist ja võib-olla sellest, et me suutsime nagu hästi vabalt ja sellise tuhhiga peale minna. Teine mäng siis tekkis juba veidi see, et oi, et kas päriselt on võimalik midagi. Kas võidamegi Eesti meistrit, eks ju? Aga no siis ei õnnestunud ikka üldse, et noh, eks see võib-olla esiliigal käibki rohkem üles-alla. Aga millal siis sina jõudsid sellisesse punkti, kus sa said aru, et okei, võrkpalli on tore, äge, aga et leiva ma pean kuidagi teistmoodi lauale saama, et millal sa hakkasid neid mõtteid ja valikuid tegema? Ma tegelikult olin kogu aeg seda meelt, et ma tahaks oma tööd spordis. Ma tahtsin minna Tartusse õppima kas siis füsiosse või kehakultuuri ja kehakultuuri ma ka läksin. Ja kuidagi perega seonduvalt me olime tihti peale Võrkpalliliidu inimestega ka koos, käisime vaatamas, ma ei tea, Karlovi Vaaris EM-i niimoodi, et ma toimetasin koos Võrkpalliliidu rahvaga, ma ise olin siis vist 17-aastane ja kuidagi nagu loogiliselt tuli see, et võrkpalli sisse jääda, see võistluste korraldamine, mul isa mingi hetk hakkas veteranide võistlusi eest vedama ja mulle meeldis selline organiseerimise töö. Nii, ja anna meile mingi ülevaade, et sa oled nüüd Võrkpalliliidus töötanud, kui kaua ja mis ametipostidel, mis sa seal täpselt teinud oled? Pärast ülikooli lõpetamist ma siis läksin, õigemini sellega oli ka selline huvitav lugu, et ma pidin minema nii-öelda kolima siis Tartust tagasi Tallinnasse ja tulema kehalise kasvatuse õpetajana tööle ühte kooli ja Võrkpalliliidust siis Kadi Rohtjärv tol hetkel hakkas dekreeti minema, aga Tarvi Pürn just nii-öelda lõpetas oma karjääri nii-öelda Võrkpalliliidus ja tuli uus peasekretär, keda siis mina ei tundnud kuidagi, Helen Veermäe, ja mul oli praktiliselt juba see kooli nii-öelda diil tehtud, ma pidin lepingut allkirjastama, kui ma siis võtsin Mihkel Sagari utsitusel julguse kokku ja helistasin Helen Veermäele, et ma tean, et Kadi läheb ära, ma tahaksin seda tööd, noh, nad olid omavahel sellest muidugi rääkinud, aga Helen uue inimesena ilmselt kohe ei tõtanud ka kedagi palkama. Ja Helen oli parasjagu siis poes kassaleti taga ja ütles, et no aga tule siis, et noh, kedagi on ju vaja seda tööd tegema ja Kadi läheb dekreeti ja et noh, teeme ära siis. Mul oli siis jube piinlik öelda seal koolis, et ma ikka ei tule teile, ma olin umbes pool aastat nendega juba asju ajanud, aga ma arvan, et ma tegin elu ühe kõige õigem otsuse, sest et ma siiamaani olen sellega väga rahul. Aga Võrkpalliliidus ma alustasin, siis algselt olid mul laste kooliprojektid ja naiste liigad. Tol hetkel oligi vist naistes ainult meistriliiga, esiliigat kohe alguses ei olnudki. Ja siis kuidagi ajaga tuli kogu aeg asju nagu juurde või me jaotasime siis kolleegide vahel neid asju, et tuli naistel esiliiga juurde, nii-öelda taaskäivitasime selle, siis Rahvaliigat mingi aeg tegid, ma tean, kui ma ise mängisin veel. Jah, Mihkel Sagar andis nii-öelda Rahvaliiga asjad mulle üle, sest et tema koormus oli ka juba väga suureks läinud. Siis toimetasin sellega. Siis kooli asjad muidugi kogu aeg jäid, seal olid mingid erinevad rahvusvahelised projektid ka kooli võrkpalliga seoses. Siis nii-öelda hakkasin selle istevõrkpalli asjadega toimetama, mis küll nii-öelda juriidiliselt algselt ei olnud Võrkpalliliidu all, aga tegin seda nii-öelda üheskoos. Ja siis õppisin statistika tegemise selgeks, olin paljude noortekoondistega kaasas statistiku managerina päris palju aastaid. Nii et kokku 7 aastat siis Võrkpalliliidus sai toimetatud. Mingi hetk lihtsalt tundus lõpupoole juba, et natuke palju sai, et kui ise tegin seda sporti ja töö oli hommikust õhtuni sellega seotud, mul on tegelikult ka võrkpallitreeneri 5. kutsetase olemas, nii et ma mingil määral ka sellega olen toimetanud ja lastelaagrites ja nii. Et siis jah, tundus pärast 7 aastat, et oleks vaja vaheldust, aga iseenesest ikka pärast seda olen igapäevaselt võrkpalli sees olnud.
no 7 aastat vist öeldaksegi mingi kuldreeglina, et on selline kas, ma ei mäleta, kas nüüd optimaalne või pigem isegi maksimaalne aeg, mis ühel kohal veeta, vaata Martin sinu otsa. nali naljaks, ma ei tea, kaua ei, no mu positsioon olen vahetanud ikka ilusti, aga mul saab suvel muidu jah, Kulbetis 10 aastat. Jah, ühesõnaga, lihtsalt selline klausel on või lause, et aga see ei tähenda, et kõigile see niimoodi kehtib. Ja edasi siis, kas sa läksid siis kohe Paralümpiakomiteesse või kuidas? Jaa, ma läbisin sellist EOK programmi nagu Spordijuht 2.0, mis oli siis nii-öelda spordiorganisatsioonide töötajate selline arenguprogramm ja kuidagi sealt kaudu jäi mulle silma Paralümpiakomitee, see oli siis ligi 3 aastat tagasi. Mul just tuli nüüd meelde, mis ma tahtsin enne küsida, et hüppame korra veel tagasi, et Eesti naiste võrkpall, et sa mainisid, et siis ei olnud veel esiliigat, et kuidas nüüd, sul on päris hea vaade, et kuidas sinu silme läbi on arenenud see naiste võrkpall, selle arendamine, sellele tähelepanu pööramine, sest ka, eks ju, Helen Veermäe tulles ütles, et talle on see tähtis, et me ei saa naisi jätta kõrvale, et võib-olla sa oskad ka välja tuua, et millal see oli, et millal see koondised hakkasid uuesti tegutsema, sest oli ju siin kas ligemale 10 aastat või päris pikalt ei olnud ju naiste koondised kutsutud üldse kokku? Ma seda täpselt ei mäleta, mis aastal uuesti see koondis kokku tuli, aga ma arvan, et tänu Heleni tööle sai naiste võrkpall kindlasti sellise uue tuule, et jah, algatasime seal esiliigat ja selliseid väikseid samme, aga naiste võrkpallil on veidi käinud selliste tõusude ja mõõnadega, et on jälle tulnud keegi, kes särab ja kes tahab teha, siis on jälle mingi tagasilangus olnud, see EM-projekt ka ju tegelikult väga suurelt ette võetud asi, koondis, nii-öelda see tähelepanu oli väga suur, selle pealt kindlasti tuli väga palju noori võrkpallureid, tütarlapsi siis võrkpalli juurde, nüüd on jälle siuke kerge võib-olla tagasilangus just nagu koondise ja võib-olla tulemuste näol, et ega iga sport ju tegelikult võib-olla püsib seal tipus ju tulemustel ja kui neid ei ole, siis on seda raske nii-öelda püsivalt seda sära hoida. Aga ma mõtlen, kui me vaatame tagasi, et siis ikkagi on ikkagi nagu öö ja päev, et meil on naistekoondis, samamoodi on mänginud ka, eks ju, Euroopa liigat, klubid, kusjuures seda sama klubide ülevaadet tehes karikasarjaks, siis ma hakkasin ka mõtlema, et see Eesti naiste võrkpalli tippklubid, see on alati ju ikkagi olnud see, et ei ole, et see on nii persoonipõhine, et peab olema keegi, täpselt heas mõttes hull, kes teeb, nagu nüüd praegu on see Raigo Tatrik ja oma kaaslastega, Igor Pihela, eks ju, siis olid, eks ju, Viljandis olid Metall, olid seal keerutajad, eks ju, ja samamoodi siis ju Kohila oli siin vahepeal see, kus siis tehti see samm edasi, pandi väga korrekt naiskond kokku ja siis üritati minna eurosarja, aga väga raske on nagu hoida seda järjepidevust, et kõik see majanduslik pool ja kõik see, et on keeruline. Jah, ma võin siin näite tuua sellest, et Kadi Kullerkonnaga oleme siin viimasel ajal arutanud selle üle, et isegi tippklubid ei suuda maksta sportlastele palka, et Kadi näitel siis tal on eelmisest aastast Kreekast poole hooaja raha saamata ja ta on praegu ju Türgis täielikus tippklubis ja ta jälle ei ole normaalselt palka saanud, kuigi see on nagu maailma täielik tippliiga, Türgi naiste võrkpalju on meeletute rahadega, ta küll ei ole üks nendest kõige tippumatest mängijatest, aga sellegi poolest palka võiks ikka saada lepingu järgi. Et kust peaks tulema noorel tüdrukul see tahtmine või kindlus astuda sinna tippspordi maailma, kui ta tegelikult kuuleb lugusid, et siin ei maksta palka ja siin ei maksta palka ja see on täiesti valimatu, klubidel ei ole absoluutselt mingit vastutust, nii et võib-olla see on ka nagu üks asi, mis on minu südameasi, mida ma võib-olla kuidagi kunagi oma töös saaksin muuta, et kui näiteks Fibal Kossus on mingid kindlad süsteemid, mida klubid saavad või ei saa ja kui neil on palgad makstmata, siis nad ei saagi teha oma mingeid üleminekuid või seal on mingi süsteem nende riikidega, et kuidas need palgad kätte saada,
et jah, minu sellised väiksed südameasjad, mida ma siis hakkan edaspidi võrkpallis võib-olla arendama. Et paremini siis kaitsta mängijate huvisid ja tekitada see kindlus, et kui sa mingi lepingu teed, et siis sa ei pea mõtlema, et kas reaalselt ka raha saan. Jah, et kui, no tegelikult see ei ole nagu okei, et sa oled aasta aega ilma palgata, et miks üldse, ma ei tea üldse, miks Kadi seda teeb, suur armastus võrkpalli vastu, aga noh, tegelikult see on müstika, et keegi ju ei suuda niimoodi elada. Aga küsiks, nii Martin, sul oli mingi küsimus? Mis läks assi? Ma küsin siis niimoodi, et kui sa nüüd läksid sinna Paralümpiakomiteesse peale 17 aastat Võrkpalliliidus, et kas oskad öelda, mis sa Võrkpalliliidust kaasa võtsid, et mis sa sealt said? Oi, väga palju. Alates sellisest organiseerimisest, planeerimisest, ajakorraldusest, aga selleni, et nagu sa ennem ütlesid, et need inimesed, kes nagu hoiavad mingit asja üleval, et ma arvan, et spordis ongi need sädeinimesed, need, kellel nagu silm särab sellest, mida nad teevad, et tahe olla üks nendest või kuidagi see, kes veab seda spordiasja eest ja kes nagu annab panus, et midagi muutuks või läheks spordis paremaks. Aga no kindlasti ka igasugused rahvusvahelised suhted, nii palju kui sai välismaal käidud, ja no see, et eestlaste korralduslik nagu võimekus erinevatel üritustel on väga suur ja võrreldes sellega, mida maailmas tehakse, ma arvan, me oleme ikka täielikus eesrinnas igasuguses ürituskorralduses. Seda räägivad ju tegelikult iga alategijad, et ükskõik mis üritus või mis spordivõistlus eestlased korraldavad, et see tehaksegi maailma tipptasemel. Ma nüüd just eriti olles paraspordiga seotud palju nagu välisvõistlustel olen näinud ikka ebareaalseid asju, kuidas korraldatakse, mis tingimustes. Et kuidas saab ka teha? Kuidas saab ka teha niimoodi, et toidud hallitavad, transport lihtsalt puudub, prussakad, lutikad, kassi väljaheited, noh, et sellistes tingimustes tehakse võistlusi, ja siis on nagu alati see tunne, et tahaks paremini ja tahaks ise seda ideaali teha ja ükskõik, mida mina siis organiseerin või kuskil teen, ma nagu alati tahan, et see oleks selline tippude tipp, olenemata, kas see on siis rahvaliiga, vistevõrkpall või hoopis mingisugune laste sünnipäev. Nii, ja kuidas sa nüüd sattusid sinna Paralümpiakomiteesse, et sa ei läinud sinna vist kohe spordidirektoriks või läksid? Läksin küll, ma tähesti kandideerisin sinna, oli suur kandidatuur, 26 inimest soovis sellele kohale tööle saada. Mul õnnestus see töökoht saada ja võib-olla ka seetõttu, et ma olin ennem paraspordiga läbi istevõrkpalli siis olnud kokkupuutes, kuna mu isa pärast oma võrkpallikarjääri lõppu oli umbes 10 aastat Eesti istevõrkpallikoondise peatreener, siis mina lapsena kasvasin üles sellises saalis, kus istevõrkpalli mängiti, kus puujalad seisid seina ääres ja see oli nagu selline minu jaoks täiesti tavaline keskkond, siis jah, tuli kuidagi tunne, et tahaks seda valdkonda rohkem tundma õppida ja ehk ka nii-öelda aidata omalt poolt nii palju kui võimalik. Nii, ja milline siis see maailm nüüd oli, kuhu sa läksid, et mis elu elab siis Eestis Paralümpiakoondis invasportlased? See vist on, seal on, kujutan ette, et need teemad ja asjad on natuke teistsugused kui tavaspordis? No tegelikult väga ei ole, et sport on sport ja ma arvan, et Eesti parasport on viimase 4-5 aastaga nagu väga palju arenenud, alates erinevatest seadusemuudatustes, mis aitavad seda spordi arengut, aga eelkõige sellepärast, et kui vanasti oli Paralümpiakomitee Sotsiaalministeeriumi all justkui selline sotsiaalne tegevus puuetega inimestele, siis sealt ta liikus ära Kultuuriministeeriumi alla ja sellest sai nagu päris asi, päris sport. Ja kui kõrvutada näiteks olümpia- ja paralümpiamänge, siis maailma mõistes nad ikkagi oma
taseme poolest on täiesti võrdelised, üritused on ju tegelikult täpselt samad, täpselt samas kohas, täpselt samad rahvamassid on seal on lihtsalt natuke teistmoodi inimesed, aga kui see kõrvale jätta, siis sport on vägev ja need inimesed teevad täiesti müstilisi asju, et ma arvan, et see on midagi, mida iga inimene võiks ka oma elus näha, olgu see siis, ma ei tea, Eesti sistevõrkpalliturniir või ma ei tea, nüüd tulevad Milano paralümpiamängud talvel samamoodi nagu taliolümpiagi, et ülekandeid näidatakse ka ETV-s ja Eestil on ratastooli kurlinguvõistkond seal, et ma arvan, et see on selline asi, mida lihtsalt peab nägema, et aru saada, et need inimesed teevad ka tippsporti ja et see ei ole lihtsalt nii, et ma ei tea, olen ratastoolis ja proovin oma õhtut kuidagi veeta, vaid see on samasugune meeletu pingutus ja töö tegemine. Aga kuidas sa tunnetad, et kas sa tajud seda, et see ühiskonnas see suhtumine on muutunud siin aastate jooksul? Ma arvan, et mingil määral on küll, et kui vanasti ma kuulsin selliseid kommentaare nagu tihti, et et kui olümpiale ei saa, siis lähme paralümpiale või kuidagi niimoodi olid sellised netikommentaariumid võib-olla täis selliseid asju, siis ma arvan see, et ülekanded on olnud, Delfi eelmine aasta siis Pariisist tegi ülekandeid, et avatseremooniad ja asjad on olnud ERR-is, see ju alati on nagu väga suur asi. Ja et seda kajastatakse ka rohkem ja spordiaasta tähtede galal on parasportlased nüüd kaasatud uus auhind, et ma arvan, et kõik need sammud nagu aitavad sinna poole, et ühiskond aksepteeriks ja ei vaataks seda kui mingit veidrat asja, et sport on sport. No Soomest on ju isegi pretsedent, et on valitud siis aasta, kuidas see siis statuut on siis aasta sports personality või on valitud siis ju parasportlane. Et kas selline asi Eesti ühiskonnas oleks mõeldav? Ma arvan, et veel ei ole. Soomes on jah nii, et aasta sportlase valimisel saavad nii-öelda mõlemad kandideerida, nii sportlased kui ka parasportlased ja pärast Pariisi oli kusjuures võimalus, et kuna Pariisi olümpial ju ükski soomlane, kui ma peast nüüd ütlen, medalitega tagasi ei tulnud, aga parasportlane üks sai seal mitu medalit, et siis oli täitsa olemas võimalus, et temast saabki Soome aasta sportlane, aga lõpuks seal minu arust mingisugune äkki hokimängija võttis selle tiitli. Aga Eestis on see veel eraldi, aga ma arvan, et see on täiesti okei. Ja ma arvan, et see võibki eraldi jääda, ta ei peagi olema üks kategooria, aga peaasi, et ta on nagu et see on tunnustus ja et inimesed näevad seda ja et seda aksepteeritakse. Tanel Visnap võitis siis kolm kulda. Ja no siinkohal ma kohe täpsustan ära, et Tanel Visnap on kurtide sportlane. Et see ei käi paralümpiakomitee alla? Ta käib Eestis paralümpiakomitee alla, sellepärast, et ta on nagu puudega sportlane, aga paralümpiamängudel kurdid osaleda ei saa, et neil on oma mängud ja oma süsteem, et kunagi on kurdid deklareerinud ennast justkui terveteks ja seetõttu nad ei ole selles paralümpia liikumises ja sellepärast on neil ka eraldi olümpiamängud, aga Tanel tõesti oli väga tubli ja tõi 3 kulda. Et lihtsalt ma nagu korra nagu mõtlesin, et kas see kurtide olümpialt see 3 kuldat, ma ei tea, et kas ta ei võiks kas või mingit nominatsiooni saada või midagi, et kuidagi seda välja tuua? Tanel on nomineeritud kui aasta parasportlane ja ta on seal spordiaasta tähtede galal ka kindlasti välja toodud ja... No ma oma mõttelenus mõtlesin juba sinna meessportlaste kategooriasse. Lihtsalt mõte, ma ei ütle, et peaks nii olema, aga tunnustusena miks mitte? Jah, absoluutselt. Nii, aga siis... ometi sa nüüd oled ära minemas mitte koondist, vaid komiteest, et kui raske südamega seda teed, et ma kujutan ette, et see ei ole päris selline töö nagu iga teinegi, et mingi suur korporatsioon, kus sa lähed ära ja võib-olla siis emotsionaalselt ei ole nii keeruline, et ilmselt natuke rohkem oled siis seotud nende inimeste ja selle asjaga.
jah, eks Eesti on nii väike, et kõik ongi üsna selline personaalne, aga ega ma Eesti-siseselt ei oleks kindlasti tööd vahetanud, ma ei otsinud midagi, mulle jäi täiesti kogemata LinkedInis ette siis CEV-i töökuulutus septembris, millest ma alguses läksin, vaatasin, et tundub nagu täitsa minu värk, aga läksin sellest üle. Ja siis hakkasin kodus arutama elukaaslasega sellest ja tema ütles, et muidugi proovi, et vaata, mis saab. Ja siis 6 aega hiljem siis pärast ühte vestlust ja ühte suuremat kodutööd ja pärast teist vestlust ja siis ma sain lõpuks ühe telefonikõne, mis põhimõtteliselt keeras elu pea peale, et oli kerge pisar küll silmas, kui see kõne sai lõpetatud ja tööpakkumine oli laual, et mis nüüd saab siis, et kas päriselt peab kolima hakkama või et kas ma seda tahan ja palju mõtteid peas, aga ega nad palju mõtlemiseks aega ka ei andnud, umbes 5 päevaga ma pidin neile teada andma, kas ma selle teekonna ette võtan ja kui kodus olid asjad läbi räägitud, siis see otsus tuli. Mis see ametinimetus täpselt on sul seal siis? Ametinimetus on volleyball coordinator, see on siis volleyball departmentis ja see tegeleb regulatsioonidega, siis kui meil on sellised inimesed nagu tehnilised delegaadid ja neil on selline komisjon, kes nii-öelda nende tööd arendab, siis see on selle osakonna all ja nende nii-öelda arendamine ja see töö. Siis erinevad andmebaasid, nagu me teame, meil on ju see dataprojekt, igasugused statistikaprogrammid, sekretäride programmid, mis on töös, need peavad kõik toimima ja kokku jooksma, tähendab siis mitte kokku jooksma, ma loodan, et mitte kokku jooksma, aga nii-öelda koostöös toimima igasugustel võistlustel ja siis igasugune koostöö korraldajatega üle terve Euroopa, alates siis U16, kõik euroopakad kuni U20 euroopakad, mis toimuvad täiskasvanud ja ka kõik need siis meil on CEV-i võistlused, et Champions liigid ja... Ehk siis sa saad teha statemendi, et sa tood MM-i Eestisse? No ma ei tea, kui korruptiivne see oleks, aga jah, kui Eesti muidugi kandideerib sellele kohale, siis kõik on võimalik. On sul ees ootava töö ees ka mingeid, mida sa siis tunned, et hirmu, ärevust, ootusärevust, põnevust? Oi, sa nimetasid kõik need, mis mul hetkel sees toimub. No nädala pärast ma kolin, mul hetkel ei ole veel kogu see asi kohale jõudnud, sest et siin Eestis on ju nii palju toimetamist ja veel pühad ja kõik, et mõtted on mujal ja ma üritangi võib-olla mitte liigset pinget panna ka sellega, aga ma olen CEV-iga eelnevalt üsna palju koostööd teinud, neil on nüüd ju uus juht, tegevjuht siis, president ka, aga tegevjuht noor 38-aastane Vuk Karanovitš, kes on CEV-is töötanud umbes 10 aastat ja tema alustas siis arengu sellest nii-öelda osakonnast ja on jõudnud siis tegevjuhiks. Olen temaga koostööd teinud, väga meeldiv inimene, mitmed inimesi veel sealt tunnen, et kontoris olen käinud, et nii-öelda enam-vähem tean, kuhu minema pean, enam-vähem on selge, mis saama hakkab, aga kuidas see asi täpselt toimima saab just inglise keeles, erinevate riikide või erinevate kultuuride koostööga siis, sest et seal osakonnas või üldse CEV-is on kokku 35 töötajat umbes 20 riigist, et kogu see kultuuriline taust on päris huvitav. Aga seal ei olnudki sellist võimalust, et kodukontorina seda kuidagi teha, eks? Ei, kohe oli kuulutuses kirjas, et on koha pealt. Aga sa siis ikkagi kolid saba ja sarvedega Luksemburgi, et ei ole nii, et sa hakkaksid kuidagi nagu eurosaadik käima, et esmaspäevast neljapäevani? Hetkeseisuga jah, kogu saba ja sarvedega Luksemburgi, laps läheb kooli seal ja... Mis vanuses, mis klass? Ta on 6 praegu, nii et seal nad alustavad natuke varem kui Eestis, nii et siis ta läheb sinna esimesse või midagi,
midagi sellist. Ja see on siis ka ingliskeelne kool või? Ei, tead, Eesti kool või? ei, seda ka mitte, need eurokoolid on ikka niivõrd suurte aastamaksudega, et see nii palju palka veel ei maksa, aga kohalikku kooli, ehk siis peamiselt saksa-prantsuse, saab huvitav olema, ise olen natuke saksa keelt õppinud, aga prantsuse keelest keeletunnid käivad juba? Ei käi veel, võib-olla peaks. No mina olen kuulnud, et 6-aastastel hakkabki see keel palju kiiremini külge kui täiskasvanutele, et küll nad hakkama saavad, küll ta sul hakkama saab. Aga Anu Õnnok on mulle olnud ka nõu ja jõuga toeks, et tema ju igapäevaselt seal elab ja olen temaga konsulteerinud erinevatel teemadel nii korterite kui ka koolide, kui ka, et kuhu võrkpallimängi ma saaks minna, et tänuliks selle eest. Ja mis siis Peetri naiskonnast saab? Mina olin seal selline suuremat sorti ergutaja rohkem, et ma arvan, et nad saavad väga hästi hakkama, elan kaugelt kaasa. Nii, Martin, kas me tahame Lauralt veel midagi küsida ta töö kohta? Ega ta vist väga palju ei oska rääkida enne, kui ta on koha peal käinud ja vaadanud. Ja see on, ma eeldan ikkagi tähtajatu leping, eks ole? Jaa, tähtajatu leping. Eks siis lähed siit meie juurest ära pikaks ajaks eeldatavasti. Ja 6 kuud on katseaega, et kes teab, mis selle ajaga juhtuda võib, aga ma tahaks ikkagi kõige halvemal juhul tuleb tagasi. Aga oskad sa juba öelda, et nagu nii palju, kui sa tead, et mis sa arvad, mis nagu kõige suurem väljakutse sinu jaoks seal saab olema? No ma arvan, et üks esimesi keerukusi võib tulla sellest, et FIVB otsustas tagasi lasta mängima need Vene noored ja ma arvan, et CEV-i see otsus ootab üsna pea ees ja olen kuulnud, et CEV-i president Rocco on pigem seda meelt, et nad võiksid tulla tagasi. Et ma arvan, et see on lihtsalt juba minu nagu sisemise dilemma osas on ilmselt üsna keerukas, et kuidas neid arvamusi avaldada nii, et see oleks korrektne ja siis ootan põnevusega ju EM-i, et ega ma päris täpselt veel ei tea, et mul on küll endal sõpradega juba ostetud nii majutus kui ka kõik piletid Soome, aga ma veel ei tea, et kas ma pean seal tööl olema või eks. Mis sa täpselt tegema pead ja mis see? Elu näitab, et igal juhul on suur põnevus ja ega see võrkpalli elu on minu jaoks olnud, see ongi olnud kogu aeg minu elu, ma olen kogu aeg peadpidi selle sees, ma vaatan mänge järele, ma vaatan nii randa, saali, naisi, mehi, ma ei tea, esiliigat. Nagu mina natukene, aga veel rohkem ilmselt kui mina. Kõik ja Eesti võrkpalli ka, et seda Martin vist veel ei vaata. Ei ole vaadanud. Meil on isegi veel turniiril käimata. Ja meil turniirile käimata, et see kuidagi kukkus sedasi välja küll, et kutsusin küll, aga jaa, Laura kutsus meid. Nagu te siin ütlesite, et ma korraldan endale turniiri, siis tegelikult ma ikka kutsun teisi ka. Peab hakkama saateid üle kuulama, ma isegi ei mäleta, kes niimoodi ütles? Sina ilmselt. Ei usu, juhkam ilmselt. Aga täielik fanatt olen ja ma arvan, et selles osas miski ei muutu ja mul on hea meel, kui ma saan panustada rohkem kui lihtsalt fännina, vaid midagi asjalikku tehes. Ja sinna iste võrkpalli me kindlasti veel jõuame, et selle lubaduse me oleme uuesti välja. Ja ma võib-olla panen siinkohal pinged peale Võrkpalliliidule ja Siret Ritsile, et see asi sai nüüd juriidiliselt ja ametlikult üle antud Siretile organiseerimiseks, et ma siiralt loodan, et ta hoiab seda üleval taset. Sest et ega see ei ole kindlasti lihtne, sest Eestis ei ole ju nii palju neid puudega inimesi, kes seda mängiksid ja seda enam peab kaasama tavamängijaid, kes aitaksid siis nii-öelda juba sparringu mõttes teistel mängida. Keda teised võitu saaksid? Kas või? Näiteks. Et olete igal juhul oodatud. Ja ega ma kuhugi ju selles mõttes ei kao, et nõu ja jõuga alati abiks ja kui Eestis olen, siis kindlasti kõikidel külaturniiridel ja kõikidel mängudel kohal, Nii, aga hüppaks korra tagasi, et Paralümpiakomitees siis spordidirektori koht on vakantne, et otsitakse inimest, on konkurss või on seal juba asetäitja olemas? Tulete meelde, Märt on töötu praegu. Sellega, kusjuures, see võib päris huvitav olla, et ma ei ole töötu. Vabakutseline? Ei.
mul on tööleping, aga see okei. Et kuna Milano Cortina mängud on nii lähedal, siis seal ei olnud võimalik mängudele nii-öelda panna delegatsiooni juhiks kedagi, kes tuleb täiesti uuena ja ehk et sa pead selle ise ära tegema? Ma ei saa seda kahjuks ise teha, ma oleks seda väga soovinud, ma isegi küsisin seda võimalust, aga Tsev arvas, et see kevad on üsna selline kriitiline aeg ja et see ei ole võimalik, aga minu väga võimekas kolleeg Alfred Värnik võtab üle spordidirektori ametikoha ja Paralümpiakomitee hetkel otsib omale turundus- ja kommunikatsioonijuhti. Nii et võib-olla uudiste kirjutamised, sellised asjad, võib-olla Märt, mõte. Jätkame vestlust, eks ju, eetri väliselt juba pärast seda. Nii, kas me Laura juttudega oleme lõpetanud või on midagi veel küsida, öelda, välja tuua? Ei, ma tahan lihtsalt välja tuua, et väga põnev oli siin kuulata, kuidas tegelikult üks ajakirjanik küsib õigeid küsimusi, et ma olen kogu aeg öelnud, et see enda mängudega, need kommenteerimised ja asjad, et mida mulle ei meeldi üldse teha, on intervjuude võtmine. Et ma ei ole ajakirjaniku taustaga ega midagi, siis nüüd Märt näitab ilusti, kuidas saab küsida ja jätkata juttu ja väga ilus oli teie vestlus. Tohoh. Saate lõpus hakkame hästi ka ütlema. Jõulud on. Jõuluaeg, andmisaeg. Nii, meil on siis 9. rubriik, meediasoovitus ja siinkohal ma üldse pikka juttu ei tee. Ütlen ise ära, kes saab siis võrkpallikajasta Valeri virtuaalse rändkarika, see läheb siis minu endise hea kolleegi Karoliina Vasli öökapi peale, kes käis siis külas Kuveidis Oliver Vennolt. Oliver Vennol käis külas ja tegi toreda loo, et ma tean ka taustalugu, et Gunnar Leheste andis talle selle idee ja Karoliina esimene reaktsioon oli see, et kuule, ma olen puhkusel. Siis ta mõtles natuke järgi ja sai aru, et miks mitte, et Oliver Venn on nii tore mees, loomulikult tahaks lugu teha ja sündiski väga, väga hea põhjalik LP lugu. Seal saime siis erinevaid ütleme, teadmisi selle kultuuri, kõik selle pereelu kohta. Meidis kõige rohkem muidugi erutas pealkiri või huvitas, kus Oliver ikkagi kordas seda mõtet, et kuidas see siis nüüd oli, et pigem vist ikkagi koondisega on kõik. Jah, nii ta oli, aga ei pannud ust kinni täielikult. Ja ei pannud ust kinni, et ma ikkagi loodan siis selle peale teda näha sügisel. Et siin lihtsalt tuleb ta ümber rääkida, aga kui Oliver ja ta, ütleme siis abikaasa, ma ei tea, kas nad on abielus, vahet pole, laste ema, 2 last on ka, mida Oliver tõi välja, leiavad, et ikkagi pere on nüüd tähtsam ja need asjad on tehtud, siis me muidugi aksepteerime seda otsust. Jaa, aga meedia poolt siis ka ma soovitan tänast lugu Gunnar Leheste sulest Joosep Kurikuga USA-sse minek. Jaa, ma istusin seal kõrval tal eile saalis ja seal tükk aega tehti fotograafiga analüüs, et kus see Kurik seal olla võiks, et pilti saada ja siis ka meie pidime selle Kuriku isa tuvastama, sest ega Kurikuga on selline lugu, et ausalt öeldes, et ega ta ju Eestis pole väga oma kuidas seda viisakalt nägu näidanud, et ega jah, et ei ole lihtsalt õigetes kohtades käinud, ta on ju randa mänginud suvel Eestis ja... No Martini rannas suvel ainult istuski. No ta on noorte omas ikka pigem mängin. Ei, ta mängis, kas Kloogarannas äkki mängis täiskasvanud? Ainuke etapp, kus ma ei käinud. Aga ma võib-olla siin ütlen lihtsalt veel vahele, et üks asi selle Võrkpalliliidu töö juures on see, et ma olen näinud siis noorte koondistest üles kasvamas kõiki neid mängijaid, kes praegu juba tegusid teevad, Kurik üks neist, Jefanov, Täht, naistest ka paljud, kes on koondisesse juba jõudnud. Et see on, ma arvan, ka üks asi, mis hullult motiveerib, et kui sa näed, et päriselt sinu tööst nagu saab lõpuks midagi asja, et kui ma olen näinud neid poisse ja tüdrukuid esimest korda noortekoondiste võistlustel mingit statistikakoosolekut kuulamas, mida treener läbi viib ja neil on silmad täiesti klaasistunud ja nad ei saa nagu öödega motsi aru, mida nad seal mängus tegema peavad hakkama ja siis nad taovad karikafinaalis nii, et vähe pole ja toovad viimase punkti on ju, et või lähevad USA-sse ülikooli, et hea meel on nende mängijate üle ja elan neile megalt kaasa alati.
nii, sellise ilusa noodiga on paslik saade lõpetada. Martin, kas meil see saade mingit nodi ei ole välja anda? No midagi leiaks alati. Meil oli väga ilus kiri. Jaa, Ivar Liiv, anname talle näiteks 100 eurot spordivanustamisraha Kuulbeti kontole. Jah, absoluutselt. Jõulud on ikkagi andmisaeg. Ja kui on vaja teada, kelle peale see raha panna, siis me anname soovitusega kaasa. Võt, seda mina teha ei saa. Mina saan kõike teha. Sina saad kõike teha. Igal juhul soovime kõigile ilusat jõuluaega ja aastavahetust ja Laura sulle kõike vägevat seal Luksemburgis. Jah, ja täname Laura, et sa leidsid aega oma kiirete toimetuste vahelt siia tulla. Aitäh, väga põnev oli. Ja järgmine saade peaks meil tulema plaanide järgi natuke teissugune, et teeme väikese aasta kokkuvõtte ja plaanime siis stuudiosse kutsuda ka võib-olla isegi 2 külalist. Et sellised lood seekord. Täname kuulamast ja siis järgmise korrani. Järgmise aastani. Järgmise aastani. Tšau! Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele.